Tere päevast, austatud Riigikogu ja tervist kõik, kes te jälgite tänast Riigikogu infotundi sinise ekraani vahendusel. Me alustame 14. jaanuari ja ühtlasi ka selle aasta esimese infotunniga. Ning head kolleegid, nii nagu meil on tavaks, kõigepealt teeme kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll, palun. Ja kohal on end registreerinud 15 Riigikogu liiget, puudub 86. Tänases infotunnis osalevad järgmised Vabariigi Valitsuse liikmed: peaminister Kristen Michal, kaitseminister Hanno Pevkur ja välisminister Margus Tsahkna. Tere päevast, lugupeetud ministrid! Ning meie infotunni reeglid on ikka samasugused nagu ka varasematel kordadel. Riigikogu liige võib registreeruda ainult ühe küsimuse esitamiseks. Küsimuse esitamiseks on aega 2 minutit ja vastamiseks 3 minutit. Ja üks Riigikogu liige saab siis selle registreeritud küsimuse raames võimaluse esitada lisaküsimuse. Lisaks siis küsiv Riigikogu liige saab võimaluse esitada täpsustava küsimuse. Ja kokku meil on 13 registreeritud küsimust. Neist kõige esimene on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Martin Helme ja teemaks on valikud maksurahadega. Martin Helme, palun. Aitäh! Head uut aastat kõigile, vähemalt istungjärgu algust. Siis mul on mitu erinevat maksuteemalist küsimust ja ma alustaksin sellest Reformierakonna tunnustamisest, et ükskord elust ei valetanudki, kui te ütlesite, et uus aasta toob kaasa metsiku maksulangetuse. Juhtus niimoodi, et välismaised veebikasiinod said sellise maksulangetuse, et ei peagi maksu maksma. Ja ma saan aru, et teil on suur kampaania käimas, et see on suur võit, et nüüd jääb rohkem raha kätte. Vähemalt välismaistele veebikasiinodele ja et see on see lihtne ja kindel majandus ja sedasi ongi, me lähemegi võidule, eks ole. Lihtsad ja reeglid ja rohkem vabadust, mis võib olla parem vabadus kui vabadus maksust, eks ju. Mul on küsimus, et kas keegi vastutab ka, et teil on Annely Akkermann on komisjoni esimees ja Jürgen Ligi on rahandusminister. See eelnõu siiski käis läbi nii komisjoni ametnikelt kui ministeeriumi ametnikelt ja seal oli poliitiline silm ka peal, et eelmisel aastal 22 miljonit laekumist riigieelarvesse. Nüüd mõeldi, tegelikult lihtsalt otsustati, et maksulangetusega tuleb siis maksulaekumist juurde ja hakkab sel aastal umbes 27 miljonit laekuma. Ja kui ei laeku, siis makstakse see puudujääv summa siis valitsuse reservist siis sellele kultuurile ikkagi ära. Aga nüüd tuleb välja, et kõik see 27 miljonit jääb laekumata äkki. Ja valitsuse reserv siis, ma ei tea, on arvestanud sellega, ma oletan, või mis te selle valitsuse reserviga peale hakkate. Et ma küsin selle vastutuse kohta, et kas te olete arutanud näiteks seda, et kõik koalitsioonisaadikud panevad nüüd rahakoti laua peale ja maksavad riigile selle summa ära? Aitäh! Aitäh, hea Riigikogu esimees, hea küsija, head Riigikogu liikmed, kena siis hooaja algust teilegi. Kõigepealt see on väga kena teist, et juhite tähelepanu Reformierakonna reklaamidele ja sõnumitele, et järelikult need kuskil levivad, inimesed neid vaatavad ja on aktuaalsed ja suur tänu selle eest. Et teeme siis kohe siin infotunni alguses ka reklaami, et maksuküüru kaotamine on tõepoolest Eesti ajaloo suurim maksulangetus koos tulumaksu tõusu ärajäämise ja kõige muuga. Ja see summa kokku on 780 miljonit. See on väga suur summa. See ei ole päris 350. Ja keskmise palga juures töötavale inimesele see tähendab umbes 1 kuupalka aastas lisaks. Nii et seetõttu ma vastan, et millele see reklaam osutas, kui te küsisite ja mainisite seda. See on esimene. Teiseks, mis puudutab seda apsakat või viga hasartmängumaksu seaduses, siis ma ütleks nii, et kristliku kultuuri osa on see, kui keegi vabandab ja siiralt, siis see vabandus võetakse vastu.
Rahandusministeeriumi ametnike nimel, kes selle vea tegid, Evelin Liivamägi eile selle vabanduse laiali saatis ja see vabandus tuleb ka vastu võtta. See viga on tehtud ja nüüd on Riigikogu ja poliitilise süsteemi ülesanne see viga ka ära parandada. Ja ma vaatasin ka täna hommikul, kuidas 4 vahvat meest asusid kõik 4 ühe naise kallale, et Annely Akkermann justkui 4 mehega tuleks maha võtta. See oli ka üsna pentsik pilt, et oleme siiski ausad, viga eelnõud parandades, see sõna tuli Rahandusministeeriumist ja Rahandusministeeriumi ametnikud on sellest vabandanud. See on nüüd oluline. Nüüd mis edasi? Kultuur ja sport kindlasti ei pea kannatama ja seda ma olen öelnud, kui laekub raha vähem, raha puudu jääb, tuleb riigil sinna leida raha asemele, et kultuur ja sport selle vea tõttu ei kannataks. Nüüd, mida sellest õppida on ja kuidas edasi, et täna hommikul ma nägin, kuidas Lukas Ilves pani üles ühe sellise mõtte, mida ma soovitan ka kõigil vaadata, sest eks see maailm selles suunas liigub, et kui Riigikogu seadusloomes ja laiemalt õigusloomes kasutada tehisaru võimalusi, siis on võimalik selliseid apsakaid vältida. Ja kui nüüd minna veel veidi edasi, siis väga tihti me maksame miljoneid ja miljoneid selleks, et käitumist muuta. Me võiksime kasutada sedasama tehisintellekti ja tehisaru pakutavaid võimalusi just selleks, et tulevikus seadusandlus oleks lihtsam, selgem ja vigadeta. Nii et see on võib-olla sellise esimese punkti vastus, et eks te saate juurde küsida, ma vastan. Aitäh! Suur tänu ja Martin Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Igaks juhuks soovitan liberaalidel mitte kristlikest sellistest printsiipidest liiga palju rääkida, te nagunii aru ei saa. Aga jah, vabandamine on tõesti ja andeks anda on kristliku kultuuri osa, aga selle vabandamise ja andeks annu vahepeale jääb ka enese parandamine vabandaja poolt. Ja see oligi minu küsimus, kes vastutab ja kuidas. Ja sellele ma vastust ei saanud. Nüüd jah, need vaesed küürus, välismaised veebikasiinod saavad nüüd küll küüru sirgu ajada, ma arvan, selles mõttes see küüru asi on nüüd lahendatud neil ka. Aga ma küsin teisel teemal ja puudutab ka Eesti maksuvalikuid, et me oleme siin tuututanud ja väga uhkelt rääkinud sellest, kuidas nüüd saavad eestlased rongiga Lätti sõita ja Eesti riik maksab Läti siseriiklikku sisetransporti ehk rongiliiklust oma maksurahadega kinni või doteerib sisuliselt Lätis rongiliiklust. Ja seda raha meil jätkub. Ja me võime ju seda arutada, kas see on mõistlik või mitte mõistlik, aga kui me paneme sinna kõrvale uudise, mis tuli nüüd valitsuse otsus on see tegelikult, eks ole, et selle te otsustasite kõik koos ära, see ei ole kuskil ametnike poolt otsustatud. Et nüüd edaspidi hakatakse Eestis siseriiklikul transpordil lastelt ja vanuritelt piletiraha küsima. Sest raha näe põle. Raha põle, Kes annab siin Kuuba kommunistidele IT-arendusteks ja kes annab Läti rongiliikluseks ja raha läheb igale poole ja veebikasiinodele ka. Ja siis ju tuleb kusagilt võtta ja kust ikka Reformierakond võtab kõige vaesemate Eesti inimeste taskust, pensionärid ja õpilased. Et ma küsin, et kas teil seal laua ääres seda arutelu ei olnud, et äkki teeks teistpidi, et ei võtaks eestlaste taskust seda raha, et võtaks välismaiste veebikasiinode taskust ja võtaks lätlased, las maksavad ise ja kuubakad ka las maksavad ise oma kuradi arveid. Aitäh, hea küsija. Mitu asja. Esiteks, nüüd, mis puudutab veebikasiinosid, siis minu meelest on väga positiivne, et Hasartmängu Liit, ettevõtjad ise ka teatasid kohe, et seda apsakat, ametnike apsakat nemad ära kasutama ei asu ja tasuvad makse, nagu see oli ka seadusandja mõte. Kui te küsite, et kelle süü see oli, selle ma juba kirjeldasin, minu ülesanne või soov ei ole näpuga osutada, eriti pärast seda, kui inimesed on vabandanud. See vabandus tuleb vastu võtta ja nüüd tuleb see korda teha. Vastutus korda tegemise eest on loomulikult seadusandjale ehk parlamendile. Ja nagu Allar Jõks ka hommikul ütles, vaatasin ERR-is, ütles ta minu meelest päris kenasti selle kohta, et ega see vastutus ei puudu ka opositsioonil. Opositsiooni roll on kontrollida, leida need vead üles. Nii et kuidas ilusti öelda, öövahina teie vahetuse ajal magasite maha selle. Et oleksite leidnud, oleks see probleem lahendatud. Hea uudis selle juures on see,
et turuosalised ise andsid aasta alguses teada ja see viga leitakse üles ja parandatakse võimalikult kiiresti ära. Nii et selles ma loodan, kõik on koos. Nüüd teised küsimused. Tartule ühendusi kindlasti on vaja. Mina olen selle eest pikalt seisnud, olen Tartut toetanud. Lennuühendust on kindlasti vaja kvaliteetselt, samamoodi bussi, rongiühendusi samamoodi on vaja, sest ülikooli linn ja kui me vaatame Eesti geograafilist asukohta, siis Lõuna-Eesti väärib ja vajab korralikke ühendusi. Neid tuleb hoida. Ja ma kindlasti ei mõista neid, kes teevad maha ühenduste hoidmist. Jah, ühendustel on hind, tihtipeale ka reisirongiliiklusele tuleb peale maksta, see on paratamatu, selline see olukord on, aga ühendusi tuleb hoida. Ja kui Tartul on kvaliteetsed ühendused, võidab sellest terve Eesti ja Lõuna-Eesti kindlasti. Nüüd, mis puudutab siseriiklikke pileteid, siis sellest ilmselt jõuame infotunni käigus veel pikemalt arutada. Sellist otsust ja ka kokkulepet ei ole sooduspiletite kehtestamiseks või lastele või pensionäridele, nagu avalikkuses on öeldud. Minister, kes vastutab ühistranspordireformi eest ja see on aastatepikkune ülesanne, mis tuleb ära teha, see reform kindlasti kestab kaua, on ka hiljem öelnud, et see pilet võib olla 0-eurone, see võib olla 1-eurone kuupilet kuus. Eesmärk on ülevaade saada sellest, kus liigub ja millised vanuserühmad ja millist liinivõrku korraldada. Eesmärk ei ole sellega lappida ühistranspordi auku, mis on nii või teisiti suur. Nii et hea, et ma saan selle väitega ära korrigeerida, et ei pea edaspidi elama selles mures, et nii läheb. Ja nüüd, mis puudutab viidatud Kuupa IT-arendust, siis te viitate E-riigi akadeemiale, siis olgu öeldud, tegemist ei ole Eesti riigi asutuse, Eesti riigi kuidagi otsustusõigusega asutusega ja tegemist on europrojektiga, mille osas nad ise peavad selgitama oma vaateid ja mõtteid. Välisministeerium on selle kohta ka andnud ülevaate ja öelnud, et tegemist ei ole Eesti riigi valikuga ega Eesti riigi sammudega ega rahaga ka. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Mart Helme, palun. Aitäh, härra eesistuja. No, lugupeetud Kristen Michal, see kõik on ju vassimine siin. Vabandus on esitatud ja vabandus on vastu võetud, mis puudutab seda kasiinode seadust. Mis see vabandus maksab? See vabandus maksab 27 miljonit. Riigikogu peab selle korda tegema. Meie hääletasime sellele eelnõule vastu ja ütlesime kohe, et see viib raha välja eelarvest, mitte ei too raha eelarvele juurde. Et see on lobitöö tulemusena esitatud eelnõu, mis töötab teatud ringkondade kasuks. Ja need teatud ringkonnad on veel kõigel lisaks sellised kahtlased, kus liigub narkoraha ja kus toimuvad rahapesuoperatsioonid ja muu seesugune, millega tegelikult peaks tegelema kogu aeg kriminaalpolitsei, kes Eesti Vabariigis millegipärast sellega ei tegele. Ja siit ma teen lihtsalt ühe väga väikese järelduse. Kui te räägite mingist näpukast, siis ma ütlen, et kogu teie valitsus on üks suur näpukas. Ja me saame pidevalt selle näpuka kohta tõestusi. Alates sellest samast Kuubast, mis ei puutu nüüd üldse valitsusse. Kujutad sa ette, see ei ole Eesti raha, see on euroraha. Aga euroraha on ka Eesti raha. Me ju maksame sinna. Ja me ju ei toeta repressiivrežiime. Aga nüüd tuleb välja, et toetame seda sama repressiivrežiimi, mis on tegelenud Venezuelas totalitaarse süsteemi nii-öelda valvekoerana ja nii edasi ja nii edasi. Ärme hakkame siin pikalt sellel asjal rääkima. Nüüd tulen ikkagi tagasi selle sama kasiinode teema juurde. Siin ei ole mingit näpukat ja siin ei ole üldse absoluutselt midagi pistmist sellega, et Riigikogu kollektiivselt on nagu süüdi selles näpukas. Teise lugemise ajal oli see osavusmängude teema sealt eelnõust välja võetud ja ta ilmus sinna müstilisel kombel kolmandaks lugemiseks, kui seda nagu keegi ei osanud enam oodata, et see võiks seal olla. See on kõige puhtamal kujul rahanduskomisjoni esimehe ja koalitsioonipoolne, ma arvan, tahtlik sogamine, et võtta ära just nagu... Jah, lõpetan. Võtta ära just nagu opositsioonilt ründamise võimalusi, kui öeldakse, et opositsioon oleks võinud parandusettepanekuid teha. Ma küsin, missugused opositsiooni parandusettepanekud on kunagi läbi läinud? Äkki tsiteerite, äkki loete mõned? Mulle ei meenu. Aitäh. Mart Helme, lihtsalt täpsustus, et ka käesoleval aastal küsimuse esitamiseks on ette nähtud 2 minutit, aga palun, härra peaminister, teil on võimalik vastata. Ja suur tänu, hea Riigikogu esimees, hea küsija. Kena aasta algust teilegi, seda esiteks. Teiseks, jah,
see E-riigi akadeemia ei kasuta kuidagi Eesti riigi maksumaksja raha tegemist Enerprojektiga. Ja veel kord, seda on Välisministeerium selgitanud, kui tahate, võite neid selgitusi lugeda. Margus Tsahkna kindlasti jagaks neid hea meelega, aga kui ma vaatan jälle seda küsijate nimekirja, siis millegipärast välisministrile pole ühtegi küsimust, et ju siis pole teema aktuaalne. Seda nüüd teiseks. Ja kolmandaks, kui teil oleks olnud ettepanek, oleksite te kasutanud näiteks seda Lukas Ilvese apsakaleidjat, mille ta nüüd pani välja, oleksite leidnud selle üles ja keegi teine poleks teid toetanud, mina oleks kindlasti soovitanud selle ära parandada, aga ma olen kindel, et ka ülejäänud oleks ära parandanud. Häda on lihtsalt selles, et ametnikud tegid vea ja parlamendil tuleb see ära parandada. Nii lihtne see on. Ja selle eest on Rahandusministeeriumi asekantsler ka avalikult vabandust palunud ja nagu ma ütlesin, kristliku kultuuri osa on see, kui keegi vabandab, tuleb vabandus vastu võtta. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase esimese küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane teine küsimus on kaitseminister Hanno Pevkurile, küsib Riigikogu liige Lauri Laats ja teemaks on julgeoleku küsimused. Lauri Laats, palun! Ja aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, hea minister. No eelmise teema jätkuks lihtsalt. Ma arvan, et see arvamus, et kogu Riigikogu on ja opositsioon on süüdi selles, mis toimus hasartmängu seaduse menetluse ja otsustamise juures, on loomulikult eksitav arvamus ja minu arust väga kahepalgeline. Keskerakond ja ma saan aru kogu opositsioon kohe algusest saati ütles, et see seadus sellisel viisil muutmine ei ole sobilik ja me oleme selle vastu kuni lõpuni, nii esimesel, teisel kui kolmandal lugemisel. Nii et ikkagi vastutavad need saadikud, kes hääletasid selle seaduse poolt ja 51. Ja nii nagu me teame, võeti ka valitsus pantvangi selle hasartmängu seaduse menetlemise ajal, kus tegelikult ähvardati, et kui see seadus läbi siin Riigikogus ei lähe, siis ei toetata ka eelarvet. Nii et olgem täpsed faktides. Aga mis puudutab julgeolekut, siis ma hea meelega ikkagi kaitseministrilt küsiks lasketiiru ja laskevõimekuse kohta, et nii nagu me ajakirjandusest saime teada, siis tegelikult lasketiire Eestis ei jagu. Olemasolevad ei ole kõige paremas olukorras ja ma saan aru, et ei ole ka plaani sellist suuremat neid tekitada lasketiire juurde, ehk siis läbi selle ka laskevõimekust arendada. Ja selle osas on väljendanud muret nii Kaitseväe kui ka Kaitseliidu juhid, loomulikult politsei ja piirivalve ja nii edasi. Ja me räägime ka reservväelastest, ehk siis tegelikult see on ju päris suur julgeoleku oht, et kus ühes küljest me hästi palju raha suuname meie julgeolekusse. Teiselt poolt me näeme seda, et kui meil isegi tööriistad on olemas, kas püssi või kuuli näol, siis meil ei ole tagatud võimekus arendada meie laskevõimet. Nii et mis on need lahendused? Aitäh! Aitäh küsimuse eest! Hea meelega arutame Eesti julgeoleku üle ja sealhulgas siis ka lasketiirude üle. Ma võtsin välja, et kui palju meil erinevates Eesti paikades siis Kaitseliidu ja Kaitseväe kasutada erinevaid tiire on. Et igas maakonnas ikkagi 2-3 tiiru on olemas, mõnes isegi 4, mis puudutab siis sõjaliseks väljaõppeks vajalikke tiire. Siia juurde käivad kindlasti laskepaigad ja ei ole küll peamiselt laskepaikade küsimus Kaitseministeeriumi valitsemisala, et on peamiselt Siseministeeriumi valitsemisala ja millised on nõuded nendele tiirudele ja kuidas neid kasutada saab. Aga enne kui ma nende nõuete juurde lähen, ja ma loodan, et teil on ka jätkuküsimus, saame pikemalt natuke vestelda sel teemal, natukene rahast. Raha loomulikult on oluline ja mul on väga hea meel, et istuv valitsus on leidnud võimaluse riigieelarve strateegia ja ka Kaitseministeeriumi arengukava silmas pidades vähemalt 5%-lise kaitsekulu tagada meile. Sellel aastal circa siis 5,1% koos välisvahenditega, seal isegi 5,3–5,4% ja lähiaastatel tõuseb ta seal kuskil 5,6% peale, 5,7% peale. Et see on ülioluline selleks, et me saaksime muu hulgas lasketiire arendada. Aga eelkõige loomulikult me lähtume NATO väevõime eesmärkidest ja sellest, et meil oleks Eesti riigi kaitses kõik vajalik olemas. Ja suur tänu, et esmased numbrid on tulnud ka eelmise aasta kasutuse kohta ja riigieelarve kasutus paistab olevat kaitsevaldkonnas päris hea.
et oleme suutnud selle kasvava eelarvega kenasti toime tulla ja ma loodan, et suudame ka sellel aastal, et see on kindlasti oluline. Nüüd lasketiirude koha pealt me kirjutame praegu ka riigikaitse arengukava ja suurde saali siia Riigikokku on tulemas ka julgeolekupoliitika alused, kuhu Riigikogu liikmed saavad oma panuse anda. Aga riigikaitse arengukava, mis 10 aastaks meil on planeeritud, seal me näeme üle 130 miljoni siis lasketiirude ja harjutusalade rahastamiseks, nii et selles mõttes, või väljaõppealade rahastamiseks, vabandust. Ja see on päris suur summa. Ja meie Kaitseministeeriumi valitsemisalas kindlasti jätkame sellega, et laskevõimalused kõik oleksid olemas. Ja ma loodan, et kõik vajaminev saab ka parlamendi toetuse üleeile üle antud seaduse muudatusteks, mis võimaldaks siis riigikaitseliselt üliolulisi objekte ehitada kiiremini, kui tava planeerimismenetlus ette näeb. Nii et ma loodan, et ka keskfraktsioon seda toetab, sellepärast et see on ülioluline, et just nimelt nii lasketiirud, väljaõppealad kui muud riigikaitselised objektid, mis julgeolekuohust tulenevalt on, näiteks moonahoidlad, saaksid võimalikult kiiresti valmis ehitatud. Nii et neid võimalusi on küll, raha on ka. Saame hakkama. Aitäh! Lauri Laats, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh, hea minister, et tõesti, mis puudutab siis lasketiirude väljaehitust, siis on seal päris ranged nõuded ja see vastab nagu tõele, aga see ju ei välista seda asjaolu, mida on kinnitanud ka vähemalt läbi meedia Riigikaitse Investeeringute Keskus, kus tuli info, et lähiaastatel ju tegelikult väljalasketiire väljaehitust ei plaanita. Ma ei tea, miks pärast selline info on välja tulnud, aga ega selles mõttes, kui see on meedias välja käidud ja Riigikaitse Investeeringute Keskuse poolt, ju siis ta vastab ka tõele. Sellest lähtuvad ma ikkagi küsin, et miks oleneb sellest, et tõesti on olemas omad nõuded, iga lasketiirule nõuded on selleks, et neid täita ja tegelikult neid on võimalik kõik täita. Miks siis ikkagi ei võeta lähiajal plaani lasketiirude väljaehitust või see on eksitav info ja siis teine pool, et mis on teie siis nägemus kogu selle lasketiirude võrgustiku väljaehitus, kui palju tegelikult Eestis need on vaja, mis on nagu nii-öelda tegelik vajadus ja kuidas on võimalik kas või lähiaastatel, on see 2 aastat, 5 aastat, võib-olla natuke pikem perioodi on kõik nii-öelda saavutada need eesmärgid, mida te tõenäoliselt soovite ikkagi püstitada. Aitäh! Aitäh! No läheme natukene detailsemaks siis. Nagu ma ütlesin, suured numbrid on see, et väljaõppealadesse ja lasketiirudesse me 10 aasta jooksul üle 130 miljoni investeerime. See on ka fakt. Ja kui ma vaatan seda, mis on viimastel aastatel tehtud, siis tegelikult neid erinevaid väljaõppealasid koos lasketiirudega ja laskealadega on päris palju tehtud. Et ma siin vaatan, et me oleme teinud ja arendanud Piirsalud, Keskpolügooni Kapastot, Metsnikut, Eiveret, Muru. Ise käisin eelmisel aastal vaatamas Hiiumaal Kaitseliidu uut tiiru, mis on multifunktsionaalne selles mõttes nii-öelda sõjalise väljaõppe mõttes, et saab kasutada nii tiiru siseselt pika maa peale kui ka väljas siis nii-öelda metsast lähenedes, et väljaõppe vaatest on see oluline. Täpselt samamoodi me vist 1,5 aastat tagasi saime valmis Eesti pikima tiiru või laskepaiga Rutjas, kus on võimalik snaiprite koolitus teha mitme kilomeetri peale, nii et selles mõttes, et neid arendusi on tehtud ja tehakse kindlasti ka edasi. Nüüd, kui me räägime sellest, millest on avalikkuses pikemalt juttu olnud, siis see on eelkõige Agu Sorese initsiatiivil relvaseaduse muudatustest tulenevad ka laskepaigad ja siin ma olen küll Agu Soraineniga päris ühel meelel, et need regulatsioonid võiksid olla oluliselt lihtsamad, et ka näiteks kusagil karjääris või kusagil talumaadel oleks võimalik laskeharjutusi inimestele endil läbi viia palju lihtsamalt ja kontrollitud keskkonnas. Nii et seetõttu ma loodan, et Siseministeerium relvaseadust nüüd ette valmistades ka parlamendis siin annab piisavad selgitused siis, et kuidas seda tavainimesele kätte saadavat laskepaika oleks võimalik lihtsamalt rajada. See, mis puudutab sõjalist väljaõpet, nagu ma ütlesin, selle koha pealt me arendame jätkuvalt edasi ja me need vajadused katame. Aga veel kord ei ole ju tavainimesel võimalik tulla näiteks
Nursipalu harjutusalale lihtsalt lasketiiru laskma, nii et need on kindlasti hoopis teistsugused. Nii et ma lahutaks ära selle sõjalise poole ja mittesõjalise poole ja kindlasti otsiks omalt poolt ka hea nõu ja jõuga tuge sellele, et kuidas meil oleks võimalik laskepaikasid palju lihtsamalt teha, et inimestel, kes soovivad tõesti laskeharjutusi teha või soovivad ka näiteks laskespordiga tegeleda, et nendel oleks selleks lihtsamad võimalused. Nii et ma arvan, et siin suur saal peab ütlema oma sõna sekka ka koos Siseministeeriumiga, et kus see tasakaal leida. Aga jah, seda ma kindlasti toetan. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Vladimir Arhipov, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, hea minister. Et jätkame siis nende lasketiirudega, aga väiksemas mahus. Et meie enne kroonu noored, ega neil ei ole ju füüsilist ettevalmistust korralikku ja ei tea nad paljud, kui nad ei ole just mingid noored kotkad või teises organisatsioonis, et mis poolt nad püssi juurde siis astuvad. Aga neid saaks ju välja õpetada riigikaitseõpetuse tundides ja kuidas te suhtute selle ideele, et võiks igas omavalitsuses, kui mitte igas koolis olla siis väiksem tiir, lasketiir, kus kasutatakse õhkpussi ehk siis pneumorelva, et selle jaoks ei ole väga suuri tingimusi ja väga suuri kulutusi välja, aga vähemalt meie õpilased saavad teada, mis see püss on. Et kuidas te suhtute sellesse ideesse, et igas omavalitsuses või vähemalt ühes omavalitsuses oleks selline ühes koolis või ühes kohas selline lasketiir? Aitäh! Aitäh! Jällegi natukene läheb Siseministeeriumi valitsemisalasse sisse see, et kuidas siis neid laskepaikasid oleks võimalik kasutada, aga kindlasti on see mõte, mida omavalitsused võiksid ka ise teha, sest selliste laskepaikade tegemine ei ole kallis, eriti kui te nüüd räägite õhkrelvadest, siis seal on ka võimalik ju eristada, kas kasutatakse õhkrelva siis ikkagi nii-öelda dinamoonaga või siis kasutatakse airsoft tüüpi plastikmoonaga relva, mis tegelikult relva nii-öelda tunnetuse mõttes on juba väga sarnased sellele, milline on siis tegelikult juba tulirelv. Nii et selliseid lahendusi on võimalik kasutada ja ma tean, et riigikaitseõpetajad osad ka selliseid võimalusi nagu kasutavad, aga on ka õnneks koole, kus on jätkuvalt veel lasketiirud alles ja kus on väga aktiivselt ka laskesport au sees. Et ühe näitena võin tuua minu enda kunagise kooli, kus ma haridustööd alustasin, Iisaku gümnaasium, kus jätkuvalt lasketiir on olemas all ja aktiivne kaitseliitlane seal, ma loodan, et on ikka veel täie tervise juures, Kalvi Kivimäe on seda seal eest vedanud ja on seda laskesporti seal ka arendanud, nii et selliseid koole Eestis on, aga kui te küsite, et kas võiks olla võimalus riigikaitseõpetajatel ja gümnaasiumiastmes siis lihtsamini pääseda ligi võimalusele ka tutvustada, mis asi relv on ja kas või õhkrelvaga, siis kindlasti ma seda toetan, jah. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase teise küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane kolmas küsimus on peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Helmen Kütt ja teemaks on ühistranspordis soodustuse kaotamine. Helmen Kütt, palun! Suur tänu, austatud eesistuja, lugupeetud peaminister. Olen oma küsimuse teema formuleerinud võimalikult täpselt ja seetõttu ma loodan ja ootan ka teilt võimalikult täpseid vastuseid. Et valitsus saab ja võib võrrelda meeskonnaga ja teie olete selle meeskonna kapten. Hetkel siis valitsuses peaminister. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras on valitsusele tutvustanud ühistranspordi muutmise plaani ja seega olete saanud nagu ülevaate otseallikast. Te olete ise ka pressikonverentsil sellel teemal rääkinud, meedias küsimustele vastanud. Ja minu küsimus puudutabki seda muret, siis, mis on üles kerkinud, et esmaspäeval siin haridus- ja teadusminister arupärimistele vastates ütles, et temal küll ei ole olnud võimalust ega aega, aga ta peab väga vajalikuks analüüsida, mida tähendab selline muudatus näiteks laste huviharidusele, kus keskustes on muusika, spordi, kunstikoolid ja lapsed peavad sõitma, et me ei räägi koolitranspordist, mida omavalitsus korraldab.
Ja täpselt sama muret on avaldanud ka kohalikud omavalitsused. Et mul on ainult palve, et kui te mulle vastama hakkate, et ärge seda maksuküüru tooge, sest pensionäre see ei puuduta. Nemad sellest ei võitnud mitte midagi, vähemalt mitte töötavad. Et küsimus on nüüd selles, et kui seda plaani tutvustati ja toodi välja seal erinevad numbrid juba, mis võiks see kuupilet maksta, et kuidas siis nagu te praegu ütlete, et see võiks olla ka 1 euro, et kuidas eelnevalt ei olnud kaasatud siis huvirühmad, olgu need siis kohalikud omavalitsused, olgu teiste valdkondade ministrid, kes oleks oma valdkonna kohta öelnud, et see plaan ei lähe mitte, sellepärast et pensionäril täna on elukallidus ja hirm järgmise kulu ees. Aitäh! Aitäh, hea küsija. Jah, ma ei plaaninud maksuküürust rääkida. Aga mõne lause ikka võin öelda, kui soovite. Kindlasti maksuküüru kaotamine toob majanduskasvu. Ja kui majanduses on rohkem raha, läheb ettevõtlusel paremini, siis ka pensionid kasvavad. Nii et sellest ikka võidavad väga paljud. Nüüd tulles selle ühistranspordireformi debati juurde. Siin on siiski mitu erinevat aspekti. Ja ma saan aru, kui ma õigesti aru saan sellest küsimuse mõttes, siis jah, selle mure saame maha võtta, et regionaalministriga, põllumajandusministriga ma olen ka vestelnud Terrasega ja ka pärast selle debati, avaliku debatti ja ta on ka näiteks Äripäeval juba öelnud, et eesmärk ei ole mitte ühistranspordi kulusid ja seda vajakut, seal on palju raha vaja, lappida pensionäride ja laste arvelt, et see võib ka 0-eurone pilet olla, võib 1-eurone kuupilet olla, võib ka nagu Tallinnas on see 3 euroga saada aastaks selle plastikkaardi kätte, et oleks lihtsalt oluline on see, et saada ülevaade, kes kus liigub. Et see on selle asja mõte, saan mina aru. Ja seda on ta ise ka kindlasti avalikkuses selgitanud ja selgitab veel, sest ega ühistranspordireform ei ole midagi sellist, mis nüüd ootamatult kuskilt kabineti vaikusest muutus aktuaalseks, et sellega on minu valitsuses tegelenud ka teie kolleeg Piret Hartman, sellega on paljud teised tegelenud ja see on kestev tegevus. Võib-olla lihtsustatult öeldes miks, sellepärast, et inimeste paiknemine muutuvad transpordiliigid, muutuvad summad kallimaks, maksumaksja jaoks pidevalt see kasvab, aga see peab olema võimalik ökonoomne, et me kõik suudaks seda kanda. Ja selleks on vaja seda reformi teha. Ja ütleme nii, et debatt läks ühele kohale, et mis on ühe pileti maksumus, kas see pilet tuleb nii edasi, aga selle reformi debatt peaks olema sellele, et kuidas me saame kaasaegse liinivõrgu, nii et me jaksame seda maksumaksjatena kanda. Lihtsustatult öeldes, ütleme, aastate vältel on sellest palju räägitud, et oleks korralik rongiliiklus, bussiliiklus, mis sellega kokku käib, oleks erinevad transpordiliike võimalik vahetada ja et eesmärgiks ei ole mitte tsirkuleeriv bussikilomeeter, vaid ikkagi nii, et inimene saab ühest kohast teise, kuhu ta tahab, mitte et buss sõidab pidevalt tasuta ja ei kuhugi, et see ei saa olla asjade käik, sest see omakorda viiks kaasa selleni, mida me ju ometi ei taha ühistranspordis, et liinid hakkavad kaduma, me ei jaksa neid maksta. Nii et selle tõttu jah, võib-olla siin esimesele küsimusele vastates ma võtan selle pigem nii kokku, et Hendrik Terras teeb õiget asja, vaja on ühistranspordireform jalgadele seada, ta toimetab, ta suhtleb kõikide osapooltega, aga see on väga pikk ettevõtmine. Osapooltega tuleb suhelda nii omavalitsuste, ettevõtjatega ja ka poliitiliselt veel kindlasti mitu debatti seisab ees valitsuses, kindlasti parlamendis, komisjonis, nii et seda debatti, mismoodi see kõik kujuneb, saab arutada küll ja veel. Ja oleme ausad, tema ajal on siiski toimunud ka oluline muudatus. Varem, mis oli reservis, nüüd on pandud põhieelarvesse see raha, nii et see on kindlasti päris põhimõtteline. Aitäh! Aitäh! Ja Helmen Kütt, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja suur aitäh teile vastuse eest, et võib-olla ainult täpsustuseks nii palju, et ei Piret Hartman ega ka Madis Kallas ei ole kunagi reformi teemadel ka selles valitsuses olles juhitavad ja eelmise peaministri juhitavas valitsuses olnud planeerinud laste ja pensionäride siis sõidupiletite maksustamist. Aga mul on nüüd üks küsimus ja sellele võib ka lühidalt vastata, on see, et kohalikud omavalitsused ja Eesti Valdade Linnade Liit on välja toonud ka selle mõju, et tõepoolest vaadatakse seda ühist
ühistranspordi kuidagi eraldiseisvana nagu omavalitsuste küll koolitranspordis, sest see tähendab seda, et kui riigi maakonnaliinid lähevad tasuliseks, siis see koheselt tuleb nii omavalitsuste eelarvetesse, alates sotsiaaltranspordi, aga ka õpilaste transpordi osas. Ja kui nüüd see plaan, ükskõik milliseks see hind siis kujuneb, peaks saama reaalseks, siis millal on plaan see jõustada või millal see hakkaks kehtima, ükskõik mis, jätame siis selle piletihinna, nagu te ütlesite, et on keskendatud nendele numbritele või keskendutud 15 ja 20 ja et õiget asja tehakse, et millal on siis plaan esiteks see jõustada ja teine sinna juurde, võib-olla te saate siis natukene ka seda valgustada, on see, et meediast olen lugenud, et see on kuskil 3 miljonit, millest praegu räägitakse, mida siis juurde tooks sellele 72 miljonile, mis 2024 oli kulu siis ühistranspordile, et mida selle läbi tahetakse siis paremaks muuta? Kas tuleb sagedamini bussiliine, tulevad uued liinid või see on lihtsalt olemasoleva siis katmine? Aitäh! Jah, siin oli nüüd palju asju läbisegi, et kõigepealt kõige olulisem, et ma arvan, meil ei ole mõtet rääkida sellest 15-20 eurosest pileti hinnast, sest selles kokkulepet ei ole, et oleks klaar kõigile, inimesed saaksid selle info kätte. Ma olen seda tõesti öelnud ka, just käisin Vikerraadios, stuudios on peaministri saates, kus ma seda pikemalt kirjeldasin. Ja seda on öelnud ka Hendrik Terras, ka ise avalikult selgitanud, et see võib ka olla 1-eurone kuupilet näiteks, mis kindlasti ei käi kellelegi üle jõu, et saada ülevaade, kes kus sõidab. See on esimene asi. Teiseks, jah, sellega sealt saadav tulu parimal juhul kataks ainult selle liinivõrgu ülevaate saamise või selle kaardi enda plastiku hinna, sest nagu Tallinnas lõppkokkuvõttes see on 3 eurot, ostad selle plastikkaardi ja sellega piuksutad ja nii edasi. Eks ta selle nii-öelda süsteemi kulu katab ei midagi muud, et ühistranspordi vajakajäämist see ei kata. Ma arvan, et selle 1, 2, 3 miljoni abil seda kindlasti ei kata. No, liinivõrgu ülevaatamine igal juhul peab olema selle ühistranspordi reformi üks osa. Selle eesmärk peab olema ikkagi kujundada kaasaegne liinivõrk ja selline piletisüsteem, et sa ikkagi ostad pileti, kus sa saad liikuda ühest transpordiliigist, ühest kohast teise. See peaks ju tegelikult olema asjade käik eesmärk. Täiendavalt hinnata ka ära, millised investeeringud meil on taristusse vajalikud, mida me täpselt teeme, sest praegu sellel aastal juba näiteks kõige suurim investeering Eestis praktiliselt tsiviilvaldkonnas on ju Rail Baltic. See on üks, teiseks on teede investeeringud kasvavad päris massiivselt. Järgneva 3-4 aastaga läheb ligi 300 miljonit ehk kogu see automaksu, aastamaksu osa läheb teedesse. Pärnu maantele tuleb umbes 50, ligi 50 neljarajalist teed juurde, 50 kilomeetrit neljarajalist teed ja Tartu maantele umbes 20, kindlasti ehitatakse kohalike teid ringi. Ühistranspordi reformi osa kindlasti peab olema hinnata, millist taristut, kuhu mida on vaja ja kõikide nende samade planeerimiste ehituste ajal kindlasti. Ja üldse laiem liikuvuse planeerimine, et kuidas ikkagi andmepõhiselt on võimalik see liikuvus ära planeerida, kes kuhu liigub. Sest ütleme nii, et ma ei ole küll ise osaline selles olnud, aga ma mäletan, et Tartust kirjeldati seda, kuidas tartlased korraldasid oma liinivõrgu niimoodi ringi, et nad kasutasid ka muu hulgas näiteks andmepõhiselt mobiilpositsioneerimise andmeid. Ja selle tulemusena kasvas ühistranspordi kasutamine ja ka selle reisijate rahulolu, et tegelikult need bussi ja ühistranspordi ühendused said nende jaoks paremaks. Nii et kõik see on selle reformi osa ja kui te küsite tähtaega, siis enne kui need arutelud on ära peetud, on ju võimatu öelda, millal täpselt midagi jõustub. Et arutelud tuleb ikka kõigepealt ära pidada ja sellega praegu Hendrik Terras tegeleb ja minu arvates peabki regionaal- ja põllumajandusminister just sellega tegelema, muu hulgas, kõikide muude murede kõrval. Vahel tuleb sigade Afrika katk, vahepeal mingid muud mured talle sisse, aga see kindlasti on üks suur reform, mis tal tuleb teha ja ma arvan, et teda tuleb sellest toetada. Aitäh! Suur tänu! Ja Urmas Reinsalu. Teie kord veel tuleb. Aga lisaküsimus esitab Anti Allas, palun. Aitäh, hea esimees. Väga austatud peaminister, et ma tuleks teile pisut appi, et mulle tundub, et härra Terras ministrina ajab teile puru silma, ehk siis mõned faktid, et kõigepealt siis seda, et eile oli see teema maaelukomisjonis ja valdkonna spetsialistid väga selgelt ütlesid ära, et nii sõitjate
ülevaate saamiseks ei ole vaja piletit kehtestada. Tegelikult on selleks olemas teised meetodid, tööriistad ja enamus seda infot on tegelikult käes. Ehk et minister tuli ikkagi valitsuse selle teemaga, et on vaja saada vahendeid juurde valdkonda. Ja nüüd siis teiselt poolt ka see, et te ütlesite enne, et kas me jaksame riigina siis seda ühistranspordi sellisel kujul, nagu ta on meil suhteliselt vilets muide üleval pidada. Ja siis seal oli see, et näiteks maksuküüru kaotamine 3500 ja rohkem teenivatele maksab muide 2 korda rohkem kui kogu bussitranspordi doteerimine kokku. 2 korda rohkem maksab see. Rääkimata, et siis 50 korda maksab rohkem siis pensionäride ja õpilaste sõidusoodustus, et nad saavad tasuta sõita. Nii et annan teile võimaluse siin, ütelge siin Eesti rahva ees selgelt välja, see on väga halb plaan ja te seda valitsuses ei toeta, et õpilased ja pensionärid peaksid hakkama ühistranspordis ehk siis bussides maakonnaliinidel sõitma. Aitäh! Aitäh! No ma juba 2 korda teie kolleeg Helmen Kütile vastates samale küsimusele tegelikult vastasin. Nii et ma ei hakka seda isegi suurt kordama. Selle ma võin muidugi jälle korrata, kui see teid rõõmsamaks teeb, et kokkulepet selleks, et lastele ja pensionäridele piletit kehtestada ei ole, aga see kirjeldus, miks regionaal- ja põllumajandusminister ja tema ametnikud nägid selles vajadust, näiteks 1 eurose kuupileti kehtestamiseks, et saada ülevaade, adekvaatne ülevaade reisijatest. Kui see on võimalik teiste viisidega saada, siis ma usun kindlasti, et nad kasutavad neid teisi viisi. Aga veel kord, see reform on alles arutusel. Nüüd, mis puudutab vahendite juurde saamist, siis mulle tundub ka siin, et te vist võib-olla murrate veidi lahtist ust, et nagu ma juba mainisin ja võib-olla siis mööda minnes, et Hendrik Terrase nii-öelda regionaal- ja põllumajandusministriks oleku ajal me panime selle raha, mis varem tuli ühistransporti reservist, otsiti juurde, panime tegelikult eelarve põhibaasi, nii et see kindlasti on tema saavutus. Et see on päris põhimõtteline saavutus, et ma vaatan see summana järgi, et see on ligi 55 miljonit, mis tema ajal läks sinna juurde, nii et see ei ole üldse vähe. Vahendid on juurde saanud ja vaevalt, et selle 3 miljoni pärast ta peab nüüd midagi välja mõtlema, nii et ma arvan, et jah, te võib-olla peate asjadega ka ise tutvuma. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 3. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Ka tänane 4. küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Urmas Reinsalu ja teemaks on maksud. Urmas Reinsalu, palun! Härra peaminister, teile ja valitsusele ka töist 26. aastat. Nüüd see inetu juhtum, mis maksudega on seotud siis see netikasiinode maksualanduse seadus, mis siis teie võimul püsimise hinnaga pressiti valitsuselt välja. Nagu on kinnitanud, kuigi te olete seda eitanud, aga on kinnitanud teie fraktsiooni liikmed proua Skuratovskaja Äripäevale ja Mart Võrklaev. Et valitsuse teie võimul püsimise hind oli see netikasiinode maksusoodustuse seadus ja ilmselt oli ka see põhjus, miks rahapesu andmebüroo nõudmine, mis toob kaasa täiendavate rahapesuriskide kohta Eestile, 4. novembrist eelmisel aastal te jätsite arvestamata täies sisulises mahus. Minu küsimus puudutab seda, et te olete eitanud ka seda, et otse kui nende kaughasartmängumaksu puhul läbirääkimistel osales netikasiinofirmade lobist ja maakler Madis Haug. Ajakirjandus on esitanud väiteid, et ta siiski kohtumistel osales, ka koalitsiooni läbirääkimistel. Teie olete seda oktoobrikuus Äripäevale eitanud. Ja ajakirjanduses Eesti Ekspressile Madis Hindre artiklis on esitatud ka väide, et 2025. aasta kevadel teie Stenbocki majas kohtusite Madis Haugiga.
tõepoolest, lobiregister, kus huvitatud isikutega registreerida tuleb need kohtumised, seda ei kajasta, et te oleksite Madis Haugiga kohtunud. Ja minu küsimus teile, härra peaminister, on, kas see ajakirjandus esitatud Madis Hindre artiklis esitatud väide, et te kohtusite Madis Haugiga enne, kui seda seadust asuti siis välja töötama sellel väljapressival meetodil, kas see vastab tõele ja kui vastab, miks seda ei ole siis vastavas Riigikantselei registris käsitletud ja mida sellel kohtumisel kõneleti, härra peaminister? Paluks konkreetne ja selge vastus. Aitäh. Jah, aitäh, hea küsija, ilusat aasta algust ka teile, et me just nentisime välisministriga siin ühiselt, et infotunnis saab kogu aeg uut infot, et valitsus tänu sellele püsib sellele seaduseelnõule, et meil seda infot ei ole, aga küllap teie jälle teate paremini, kuidas see valitsus püsib ja millised on omavahelised kokkulepped. Koalitsiooni läbirääkimised, mis Stenbocki majas toimusid, ma arvan, ma ei eksi, välisminister võib kinnitada, tema oli seal osaline, sinna ühtegi välist osalejat ei saabunud, oli nii. Aga erinevate ettevõtjatega oleme kohtunud kindlasti erinevas formaadis, et muu hulgas on, ma arvan, Tanel Tein käinud ka Riigikogus erinevates fraktsioonides erinevate ettevõtjatega, nii et ma väga imestaks, kui ta on ka siin majas ringi käinud. See ongi tema tööülesanne tutvustada oma projekti. Aga seda küsige tema käest, et koalitsiooni läbirääkimistel vähemalt meie formaadis täiendavaid väliseid osalisi ei olnud, aga aitäh küsimust. Suur tänu ja Urmas Reinsalu, teil on täpsustav küsimus, palun. Härra Michal, ma ei tunne teid ära, kuidagi sõnaahtraks olete muutunud, kuidagi häbelikuks olete muutunud. Katsume ikka selle asja detailsemaks muuta. Et te ütlesite, et tema ülesanne ongi ringi käia ja tutvustada. Ma ei päris täpselt ei aru saanud, kes see tema on. Ma küsisin konkreetselt. Lobiregister, kus kohtumised valitsuse liikmed, sealhulgas ka peaminister, peavad registreerima, seal ei käsitle teie kohtumist nimetatud härra Madis Haugiga. Ja minu küsimus oli, kas vastab tõele siis Eesti Ekspressis esitatud väide, et te olete selle härra Madis Haugiga kohtunud ja kui olete, siis miks seda ei ole registris ja mida te temaga sellel teemal arutasite? Mis teemadel te temaga arutasite? Ma arvan, avalikkusel praeguses selles piinlikus juhtumis, mida väga räpaseks looks ka oma juhtkirjas praegu Äripäev nimetab, on avalikkusel õigus asju teada. Ja teate, vaadates seda niisuguste väljapressitud seaduste vastuvõtmise kultuuri, teate, ma arvan, et praegu ühiskonna prognoositavuse ja ka õigusselguse, ka nii-öelda seaduste objektiivse menetlemise huvides, ma pean siin kohaseks ka ütlema, et jah, üks võimalus on riiki juhtida, aga mitte vabandus niisuguse pärast meid tulgu või veeuputusmeetodil. Aga see ei tähenda seda, et vastutus kuhugi ära hajuks. Et saabub aeg, ka teie valitsuse aeg lõpeb ja need asjad selgitatakse väga põhjalikult välja, kuidas selle seaduse dünaamika on olnud ja mis huvidest tingituna ta esile kerkis. Ja teiseks, ja see seadus vaadatakse üle. Välja pressitud seadustel ei saa Eesti Vabariigi õiguskorras olla kohta. Niisugused ajad saavad läbi. Ja mu konkreetne küsimus on teile, härra Michal, kas teil oli eelmise aasta kevadel Madis Haugiga kohtumine, millest seal kõneleti ja miks seda ei ole vastavalt huvitatud isikute registris või ajakirjandus esitab valeväidet? Aitäh. Ma juba vastasin tegelikult teie küsimusele, et koalitsiooni läbirääkimiste formaadis, nagu te soovisite teada, ei ole meil selliseid kohtumisi toimunud. Koalitsiooni läbirääkimistel väliseid osalisi ei osalenud. Toomas Tein käis erinevate valdkonna ettevõtjatega Riigikogus, vabandust, mitte Toomas, palun vabandust, jah, Tanel Tein käis erinevate ettevõtjatega Riigikogus, ma ei välista, et seal võis olla erinevaid turuosalisi, muu hulgas teie poolt nimetatud inimene, aga mul ei ole selle kohta küll mingit märget ega mälestust. Võite tema käest üle küsida. Nüüd tuleme selle konkreetse seaduse juurde. Mulle tundub, et ei kuulanud varasemat infotundi. Ma siiski ütleks, et tasub tähele panna ja kus see viga tekkis. Rahandusministeeriumi asekantsler Evelin Liivamägi on ka vabandanud selle eest. Ja vaadake, eks see veidi on ka, ütleme, koalitsiooni opositsiooni ühisosa, et kui ei märganud kumbki viga, nüüd tuleb parlamendil see viga ära parandada, et kui viga on tekkinud Rahandusministeeriumis, kuhu eelnõu saadeti parandamisele, on see iseäranis pentsik, sest ütleme naljaga pooleks, minu meelest see vist on minu ajaloos küll esimest korda, nii kaua kui mina parlamenditööd mäletan, kus Rahandusministeerium teeb enda kahjuks vea. Tavaliselt ikka tehakse teistpidi, et seekord siis tehti sedapidi ja on hea, kui see ära parandatakse. Nii et see kõik muu sõnavaht selle juurde, jah, ma arvan, et kui te tahate ütlusi anda, andke Isamaa kriminaalasjas, eks, aitäh.
Ja lisaküsimuse esitab Aivar Kokk, palun. Hea juhataja, austatud peaminister. Ma lihtsalt täpsustan, küll küsimus ei tule selle hasartmängu maksust, aga jutt, et keegi kuskil ministeeriumis vea tegi, on ju päris jama. Selle eelnõu esitasid 16 Riigikogu liiget. Eelnõu algtekstis oli pandud sõna juurde, mida ei olnud 17 aastat selles seaduses olnud. Siis üks algataja ütleb, et 4. novembril ta sai juristide käest teada, et mingi viga on, aga seda ta rahanduskomisjoni ei liikmetele ega kantseleile ei andnud. Ja komisjoni esinaine ütleb, et tema teadis küll, et alguses oli ühtepidi, pärast teistpidi, aga ta ei pööranud ka sellele tähelepanu, kuigi ta ise seda menetles. Aga mul küsimus hoopis teises, et see ühistranspordis, et kui te tõesti ei tea seda, see, et minister ei tea, regionaal- ja põllumajandusminister ei tea maaelust suurt midagi, aga te võiks seda teada, et tänasel hetkel, kui ühistranspordiga sõitma minna, siis on olemas kaart, mida valideeritakse. Ja kui kaart ei ole, siis bussijuht annab 0 pileti pensionäridele ja lastele. Nii et registreerimine toimub kõikidel, kes bussiga sõidavad. Veel kord, mul küsimus, kas see, et 600 miljonit Tartu-Riia rongile uuringuteks pandi ja iga kuu miljon või iga aasta miljon kulutatakse ainult selleks, et lätlased sõita saaksid, on see kulu või on see kulu, et raudtee ei ole valminud ja rongid ei sõida, et on vaja rongide amort maksta? Kas see on see, miks peaks nüüd hakkama maksma lapsed ja pensionärid ühistranspordi eest? Aitäh! Aitäh! No teie jutus oli kõik jälle nagu mõnusalt segamini, et parandame siis mõned asjad ära. Kõigepealt viga tekkis Rahandusministeeriumis. Selle eest on asekantsler Evelin Liivamägi ka vabandust palunud enda ja teiste ametnike nimel. Ja avastas selle turuosalise advokaat, nagu ma loen ajakirjandusest, arvan, et see on ka täpne, andis komisjonile teada. Hea, et see aasta alguses avastati, et selle saab nüüd ära parandada. Ja minu meelest on, ütleme, soovitus, et kasutada ka seda, mida Lukas Ilves välja on toonud, see on nüüd ka meedias, et ehk Riigikogu liikmed peaksid nii koalitsioonis kui opositsioonis kasutama kaasaegseid töövahendid selliste seaduste kontrollimisel, et viga ei oleks. Nii et mul oli täna hommikul vaadata üsna pentsik, kuidas 4 meest kargasid ühe naise kallale, öeldes, et rahanduskomisjoni esimees on kõige eest vastutav. Ei sõbrad, seadusandluse puhul ka opositsioonil on oma roll. Et siin oleks pidanud ka teie märkama ja sellele veale tähelepanu juhtima, kui see viga oli teada. Seda viga keegi ei teadnud. Ja see sündis Rahandusministeeriumis kahjuks. Nüüd, mis puudutab piletit, siis sellest me rääkisime juba Helmen Kütiga. Minu sõnum on see, et täna ühistranspordireformi läbiviimise või arutelu käigus ei ole kuidagi kokku lepitud uute piletite kehtestamist. See, millest on rääkinud Hendrik Terras selle arutelu käigus, on see, et ülevaade saada, kes kus liinidel sõidab, selleks võib olla ka 0-eurone pilet, võib 1-eurone kuupilet olla. Kõik need võimalused on arutelul, seda saab arutada. Selle rahaga, mis saaks piletist laste ja pensionäride pealt, kindlasti ühistranspordi täiendavat vajakut ei kata, sest ma meenutan, et Hendrik Terrase ajal me tõstsime nüüd eelmisel aastal täiendavalt 55 miljonit, tõstsime põhieelarvesse ühistranspordile. See kindlasti on tema saavutus ja selle reformiga tuleb edasi tegeleda, see kindlasti on pikk reform. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 4. küsimuse käsitlemise. Enne kui läheme 5. küsimuse juurde, on käsi püsti kolleeg Urmas Reinsalul, et küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Urmas Reinsalu, palun. Aitäh, härra Riigikogu esimees, ja ma soovin ka teile ilusat alanud tööaastat. Aga vaadake, ma olen murelik ja nõutunud sellega, et see juhtum, mis ühiskonnas on kvalifitseeritud kui nii-öelda välja pressitud seadus, et selles juhtumis meil ei ole piisavat informatsiooni. Ma praegu peaministrit küsides, peaminister muutus väga kidakeelseks ja hiilis nii-öelda mööda siin saali servasid sellest küsimusest mööda.
Teie olete olnud ka nende parlamendiliikmena nende sündmuste epitsentris. Ja öelge nüüd teie, härra Riigikogu esimees, siis avalikkusele nagu selgelt ka selle nii-öelda Eesti 200 esindajana. Kas Skuratovskaja Võrklaeva väited, et see seadus pressiti välja netikasiino ärimeeste huvides ja vastasel juhul oleks koalitsioon kukkunud, kas see väide nendes osade koalitsioonisaadikute poolt vastab siis tõele ja kas siis tegelikkuses see netikasiinode lobist käis seda lobi tegemas ja mida siis oli tema see surveavaldus, et sellele Eesti 200 allus? Andke siis avalikku informatsiooni. Aitäh, Urmas Reinsalu. Hakkame ükskord minimaalselt ka asjadest selgelt rääkima. Aitäh, Urmas Reinsalu. Ma kõigepealt tänan teid heade soovide eest ja soovin teile samuti tegusat ja töist aastat. Ühtlasi pean märkima kohe alguses, et protseduuriline küsimus on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Te esitasite mulle väga sisulise küsimuse, aga ma vastan teile küsimusele, et teie väited ei vasta tõele ja ma lähen sellega ka praegu meie tänase päevakorraga edasi, sest meil on 13 küsimust. Ja me peame väga tõhusalt töötama selleks, et ka Anastassia Kovalenko-Kõlvart, kes on 13. ennast registreerinud, saaks küsimuse peaminister Kristen Michalile esitada. Aga 5. küsimus on peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Helle-Moonika Helme ja teemaks on olukord riigis. Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh, hea eesistuja ja peaminister, et enne kui te hakkate mulle ette heitma, et mind on vahepeal saalis, siis tõepoolest me kohtusime üleval fraktsioonis kohtunikega, kellel on tegelikult väga suured etteheited teie valitsuse justiitsminister Liisa Pakostale, kes kohtunikel sõnul tegelikult nagu üritab kesta nagu mingit diktatuuri ja lõhub kohtute sõltumatust, kasutades kohtureformi eelnõu, mis on kohtunike hinnangul sügavalt põhiseaduse vastane, läbi surumiseks siis samasugust blackmailing nagu siin on, või väljapressimistaktikat, nagu siin on ka juba ennevalt juttu olnud. Nimelt ta ei nimeta 13 kohtunikku enne ametisse, kelledest on teatavasti väga suur puudus, ta ei nimeta neid enne ametisse, kuni kohtunik on selle kohtureformiga nõustuvad. Sellist asja me praegu kuulsime. Aga miks ma sellest räägin, sest see läheb väga sobivasti sellesse võtmesse, kuhu ma tahan oma küsimustega jõuda, et nimelt praeguse valitsuse, kelle toetus ükskõik mille tegemisel ja riigielu korraldamisel on olematu, see kui Eesti ajaloos pretsedenditu. Et sellesama valitsuse käparlikkuse, korruptiivsuse, rumala ja kündimatu tegevuse juurde. Et ma ikkagi ei saa aru sellest üle ka ümber ja ma ei saa nagu aru, et ajal, kui umbes 3 miljonit hoitakse siis riigieelarvest kokku sellega, et võetakse ära lastelt ja vanuritelt tasuta bussisõidu õigus maaliinidel ühistranspordis, samal ajal jääb siis riigieelarvesse laekumata siis hasartmängumaksu läbisurumisega erinevatel hinnangutel 22–27 miljonit. Et kui me räägime poliitilisest vastutusest, siis kuidas te saate olla koalitsioonis edasi erakonnaga, kes on siia Riigikokku saanud tänu Ukrainale korjatud annetuste vargusega vahele jäänud Johanna-Maria Lehtmele, tema poolt saadud häältega siis. Ja kuidas te saate olla koalitsioonis siis erakonnaga, kes siis tõepoolest, nagu siin on ka juttu on, šantaažiga pressis välja aasta lõpus siis Reformierakonnalt selle toetuse hasartmängumaksu seadusele. Et ei ole mingit kahtlust, et see oli, on ja jääb lobi seaduseks. Ja kuidas te saate olla koalitsioonis erakonnaga, kelle tegevus on riigile põhjustanud sellise märkimisväärse kahju, nii materiaalse kui moraalse? See on küll jah, midagi väga pentsikut kõik see kokku, et kõikides maailma hädades on siis nüüd Eesti 200 süüdi, et ma sellega ei nõustu, et hasartmängumaksu seaduse puhul on küll teada jah, et Eesti 200 saadikud on olnud selle vedajad, Tanel Tein on selle vedaja olnud, ta kindlasti on oma arenguseire raportit koos erinevate ettevõtjatega, muuhulgas ka mainitud ettevõtjaga tutvustanud erinevates foorumites, mulle samamoodi koos ettevõtjatega ja minu meelest see on normaalne, aga koalitsiooni läbirääkimistel ei ole ta ka ühes formaadis osalenud, nii et selles mõttes Urmas Reinsalu ilmselt loob iseenesest mingisuguseid müüte. Aga see selleks, et mis puudutab laiemalt sellist küsimust, et kuidas me saame olla koalitsioonis, vaadake, kuidas me saame olla koalitsioonis erakonnaga, kellega koos me seisame väärtuspõhise julgeoleku välispoliitika eest, saame küll. Et ütleme, üks meie esimesi kokkuleppeid oli kaitsekulude üle 5% tõstmisest ja Ukraina aitamisest. Ma kahtlustan, et teiega me sellepärast ei saa koalitsioonis olla, et teiega meil ei õnnestuks seda kuidagi teha.
Kuidas me saame selles koalitsioonis olla? Me saaks olla ka erakonnaga, kellega koos me läheme üle koos eestikeelsele haridusele, mis on üks suurimaid reforme hariduses. Eesti 200-ga me saame seda teha. Teiega ma ei tea, kuidas tuleks välja. Ja ma võin seda loetelu veel pikalt jätkata. Näiteks maksude alandamine. Kuidas me saaksime olla ka teiega koalitsioonis? Ma ei tea, kas te seda toetate. Te olete ju maksuküüru ees siin pigem retoorikas seisnud, teisedki on seisnud, selle autorid on selles seisnud, nii et ma ei tea, ütleme, et võib-olla te peate oma küsimuse paremini formuleerima, et ma ei oska muud vastata, et poliitika eesmärgid on need, mida me koos ellu viime ja ma arvan, et Eesti on kindlalt kaitstud, majandus hakkab kasvama ja väärtusruum on ka kaitstud. Aitäh! Suur tänu ja Helle-Moonika Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja armastate loomulikult rääkida väärtustest ja sellest, kui kellega te nagu jagate mingit väärtusruumi ja kellega mitte. Pannes need kõik asjad siin ühte potti, eks ole, see hasartmängumaksuseadus ja siis need väärtuspõhised, see julgeolek ja ka ütleme keelepoliitikad, et see, kui te ühes osas kolistate selliseid ämbreid ühest jalaotsast teise koos oma koalitsioonipartnerite, nõrgestab ju tegelikult ka seda positsiooni, mida te tahate evida ja omada, eks ole, siis meie julgeolekus või siis meie keelepoliitikas. Aga ma ikkagi küsin, et kui me väärtusruumist rääkis, et kuidas siis teie erakonna väärtusruumi siis ikkagi jätkuvalt mahub see erakond, kes selgelt ja kuritahtlikult ja pahatahtlikult surus selle seaduse läbi koalitsiooni häältega. Ma tuletan meelde, mitte meie häältega, meie pidasime siin kõnesid teemal ja argumenteerisime väga jõuliselt, et miks see seadus on halb seadus ja muudatusettepanekuid me ei teinud ju sellepärast, et viimasel ajal on ju heaks tavaks, et opositsiooni ettepanekud, ükskõik kui head need on, ei võeta arvesse, minnakse jonnakalt edasi seadustega, ükskõik kui halvad nad lõppkokkuvõttes on, nagu selle hasartmängumaksu seadusega me ka nägime. Ja selle tulemusena ju tegelikult on ju räägitud, et riigil jääb ju saamata selle seaduse kohaselt laekumata 10 miljoneid eurosid ja see on fakt. Ja siin on muide veel üks selline pikantne nüanss, et enne selle seaduse vastuvõtmist te ütlesite ise ühes intervjuus, et juhul kui seda raha siis eelduslikult ei laeku nii palju prognoositult, kui on prognoositud, et siis kultuuriinimesed oma rahast ilma ei jää, et valitsus leiab selle kusagilt mujalt, kui on vaja. Ja seda Eesti 200 muuses presenteeris ju väga tugevalt, et seda seadust ongi vaja just nimelt kultuuriinimestele lisaraha leidmiseks. Ja ma küsingi nüüd, et mis on nüüd, kui on selgunud, et seda raha üldse ei laeku valitsuse plaan, et mille arvelt siis kompenseeritakse kultuuriinimestele see laekumata maksuraha vaja minemas summas ja mis tegelikult huvitab Eesti rahvast selle skandaali juures ikkagi kõige rohkem. Kas keegi vastutab ka? Jah, aitäh hea küsija. Nüüd kirjeldan mitut asja, et kõigepealt, ma olen selles infotunni käigus juba kirjeldanud, aga ei tee mulle tükki, võta küljes selle kordamine, et viga tekkis ametnike apsakal. Eeldan, et see oli nii inimlik viga. Evelin Liivamägi Rahandusministeeriumist on sellest ka vabandanud ja nagu ma olen ka öelnud, on meie kultuuriruumi, kristliku kultuuriruumi osa see, et kui keegi vabandab siiralt, siis see vabandus võetakse vastu ja see tuleb vastu võtta. Ära tuleb ta ikkagi parandada. Nüüd, kui küsida, et kas kultuur ja sport selle apsaka tõttu peavad ilma rahata jäämas, vastus on ei. Ma olen seda ka öelnud varem, et kui selle tõttu laekub vähem, kultuuri ja spordil on kitsam, siis me peame leidma täiendavad rahalised vahendid, kuskilt mujalt koomale tõmbama, midagi tegema kasinamalt, et kultuur ja sport selle rahastuse saaks. Ja me leiame need vahendid, et kindlasti saab valitsus sellega hakkama. Kas sellest sünnib vähem laekumist? Ma saan ainult praegu toetuda avalikele allikatele, et Hasartmänguliit ise on avalikult teada andnud ja suuremad operaatorid, et ametniku apsakat nemad ära kasutama ei hakka, kuna tegemist ei olnud seadusandja tahtega, vaid veaga, siis nemad tasuvad jaanuari eest ja seni, kuni see ära parandatakse seadusandja poolt neid makse ka. Ja kui mingil põhjusel see ei õnnestu, siis nad suunavad selle raha kultuuri ja sporti. Mees sõnast ärgas arvest, nagu öeldakse, et ilmselt see nii läheb, küllap nad oma vastutust ka tunnevad ja minu meelest see on väga positiivne. Ja nüüd tulles selle nii-öelda õppetunni juurde, mina ütleks, et õppetund ikkagi võiks olla see, ja kui me suudame sellest midagi kaasa võtta,
paha asi on juhtunud ja meil ei ole mõtet pead liiva alla peita, et ega viga on tehtud, viga tuleb ära parandada, seal pole kahtlust. Ja seda, kes on süüdi, jõuame arutada veel elu lõpuni. Vastutus on ka võetud, vabandus on esitatud. Igaüks ise otsustab, kas ta vastu võtab selle. Nüüd, mida sellest õppida on, et ka keerulisema seadusandluse juriidilise teksti puhul Lukas Ilves pani üles apsaka leidja. Ma jagasin seda oma sotsiaalmeedias ja Rahvusringhäälingus on see ka üleval. Sama on soovitanud justiits-digiminister, endine õiguskantsler Allar Jõks ja paljud teised ja ma arvan, kindlasti Eesti tugev IT-kogukond suudab kaasa rääkida, kasutada tehisintellekti AI võimalusi selleks, et leida üles keerulisemates tekstides võimalikud vastuolud ja vead. Ja see poleks üldse paha, sest kui me kujutame ette, et Eestis tihtipeale on nii ja maailma riikides ka, et makstakse miljoneid erinevate süsteemide muutmisest ja harjumustega, kui me jätame selle vea tegemise meelde ja ma arvan, Eestis on kombeks vigu väga pikalt meenutada, ma arvan, et see ei unune niipea, me 10-20 aastat saame seda üksteisele meenutada ja hea on, siis äkki me õpime sellest ka midagi ja teeme edaspidi, kasutame uusi tööriistu, et asjad paremaks saaks. Siis oleks selle vea eest ka kooliraha vääriliselt makstud. Ja kas kahju sünnib, näitab aeg, mida kiiremini parlament asjad ära parandab, seda parem. Aitäh! Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab Mart Helme, palun. Aitäh! No teadmiseks teile, et meie fraktsioon kasutab tehisintellekti juba pikemat aega, mitu aastat. Ja kui tulla selle eelnõu juurde konkreetselt, see hasartmängu teemaline eelnõu, see ei ole nii keeruline eelnõu. Milles on probleem? Probleem on see, et see ongi lobistide poolt tellitud eelnõu, kuhu kirjutati pahatahtlikult sisse sõna osavusmängud, mis, kui see avastati, kõrvaldati sealt, aga ilmus tagasi sinna uuesti kolmandaks lugemiseks. Ja sellele on muide ka Allar Jõks tähelepanu juhtinud ja soovitanud välja selgitada, kes konkreetselt kirjutas selle sõna uuesti eelnõusse. Et see tuleb välja selgitada, kes konkreetselt kirjutas selle sinna sisse, sest see inimene ongi konkreetselt süüdi. Väga lihtne. Aga teie hiilite praegu vastutusest kõrvale, ütleme, parandame ära ja saame korda ja mille me korda saame? Lobistidele kasuliku eelnõu saame korda. Me saame korda selle, et lobistid tunnistavad ju praegu, et nad on nõus vabatahtlikult maksma ära need maksud, mis ju näitabki seda, et see on neile vajalik ja kasulik eelnõu. Väga selge. Nii lihtsast asjast ei saa aru või? Mina küll saan aru. Ja mis puutub nüüd sellesse, et keegi maksab vabatahtlikult makse, aga võib-olla me teeme siis tervele meie rahvale, Eesti rahvale ja kõikidele firmadele vabatahtliku maksu maksmise. Las maksavad vabatahtlikult. Miks nad peavad siis sunniviisiliselt maksma automaksu ja autoregistreerimismaksu ja tulumaksu ja sotsiaalmaksu ja ma maksan vabatahtlikult. Aga seda me ju ei tee. Vaat ühele grupile me pigistame silma kinni. Te ju ise saate aru, et te räägite ennast praegu sisse. See ongi lobistide tellimisel tehtud eelnõu, mis toob neile väga suurt kasumit. Rohkem ei ole siin rääkida midagi. Ja lõpetuseks ütlen, et te ilmselt ei saa aru, vaadates teie ülbeid ja irvitavaid nägusid seal. Te ilmselt ei saa aru, et teie juhtimisel Eesti kihutab praegu katastroofi suunas. 7049 inimest jäi aasta jooksul Eesti elanikkond vähemaks ja 500 millegi võrra oli sünde vähem. Aitäh, Mart Helme. Rääkimata majanduse kollapsist. Ja te võite ju rääkida, et juba paraneb. Aitäh, Mart Helme. Te olete 40 sekundit üle läinud. Ma ei saa teile rohkem anda seda aega, sest Mart Helme. Aitäh. Härra peaminister, palun. Ja aitäh. Tegemist on maksulangetusega sektorile, mille eesmärk on kultuuri ja sporti raha juurde tuua. Eesmärk on ju arusaadav ja sellest on siin pikalt ka debateeritud, arvamusi on erinevaid. Kas maksulangetus toob kultuuri sporti raha juurde, seda ju näitab aeg. Mina olen peaministrina öelnud, et valitsuse poolt vaadates selle eelnõu juures peavad olema tasakaalus ka Maksuameti võimete kasv ja Rahapesu Andmebüroo võimete kasv. Et meil oleks ülevaade, et siia saavad tulla ikkagi ainult nende ettevõtete raamatupidamised või need raamatupidamised, milles asjaajamised on korras. Ja
Ja seda oleme me algusest peale öelnud. Ja ametnik apsakas, ma ei saa sellest teie kirest väga aru, et mis me siis teeme, et leiame üles selle ametniku, kes istub laua taga, mis me siis teeme, paneme tema nime lehe esikaanele ja siis kõik narrime teda nüüd siit järgmised 20 aastat või? Mina ise arvan, et see, mida Evelin Liivamägi ka kirjeldas Rahandusministeeriumis, tegemist oli inimliku veaga. Loomulikult nad peavad iseenda sees selgeks tegema, kuidas selline viga toimus, et sellist viga enam ei toimuks. See on selge. Ja mida kiiremini see ära parandatakse, seda parem, seda väiksem see võimalik kahju on. Hästi on, kui see kahju on minimaalne, aga kultuur ja sport kindlasti ei kannata selle all, seda ma olen juba öelnud. Ja kogu selle asja eesmärk ikkagi on, et kui erinevad maksupiirkonnad konkureerivad, maksukonkurents on täiesti reaalne, siis kui me tahame kultuuri ja sporti raha juurde saada, ja me tahame. Sellepärast, et kui me vaatame Eesti riigi rahanduslikku pilti, me paneme väga palju, me paneme maksimaalselt oma võimete kohaselt kaitsesse raha, meil läheb väga palju pensionitesse, meil läheb sotsiaalkuludesse, igast muudesse valdkondadesse. Ühistranspordist rääkisime pikalt, kuidas on vaja sinna juurde raha panna. Kõik need valdkonnad tahavad raha juurde. Kui me tahame, et kultuuri ja sporti raha juurde tuleks, eraraha juurde tulemiseks ongi mõistlik selliseid samme proovida. See tegelikult tähendab seda, et kui kontrollmehhanismid on paigas, me suudame ülevaadet omada, kes siia toob oma raamatupidamise, mitte mängimise, vaid raamatupidamise, siis kultuur ja sport saavad raha juurde. Meie oma kultuur ja sport saavad selle raha juurde. Kas pahedest heade valdkondade rahastamine on eetiline? See on hoopis teine debatt. Ega siis alkoholi ja tubaka aktsiisist me muuses rahastame ka kultuuri ja sporti. Ma ei ole näinud neid võitlusi siin, et keegi ütleb, et ärme rahasta enam alkoholist ja tubakast. Mõlemad on ju pahed. Kus see võitlus siin on? Aitäh! Aitäh! Ja sellega lõpetame tänase 5. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 6. küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Vladimir Arhipov ja teemaks on energiaohutus riigis. Vladimir Arhipov, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja ja peaminister. Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt on öelnud, et aastal 2035 ei ole Eestis enam ühtegi tossavat põlevkivijaama. Samas, kui annab põlevkivienergeetika täna tööd ja leiba tuhandetel Ida-Virumaa inimestele, on olnud aastakümneid Eesti kindlam ja juhtiv energiaallikas ning taganud varustuskindlusega kriisiolukordades. Tuumaenergia ei jõua ministri enda sõnul aastaks 2035 veel elektri tootma ning juhtivad võimsused on alles rajamisel. Küsimus, kuidas tagab valitsus energiajulgeoleku ja mõistliku elektri hinna olukorras, kus põlevkivijaamad suletakse enne, kui uued juhtivad võimsused on kindlalt olemas? Aitäh! Aitäh, hea küsija! Ma võib-olla veidi pean siin parandama seda küsimustki, et ma arvan, et energeetika- ja keskkonnaminister on ka seda öelnud, et põlevkivijaamad on meil seni reservis, kuni meil on uued juhitavad võimsused, nii et vastus ongi tegelikult väga lihtne, et kui on uued võimsused olemas, siis meil ei ole enam vanu võimsusi vaja. Seni, kuni meil uusi võimsusi ei ole, kasutame vanu. Et seni nad on reservis, et siin ei ole isegi tegelikult vastuolu, et me ju käitume täiesti tervemõistuslikult. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab kolleeg Vladimir Arhipov. Te jõudsite reageerida, ma annan teile kõigepealt siis selle täpsustava küsimuse. Et Vladimir Arhipov, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh! Samas ju sama minister ütles, et need energiaallikad selleks ajaks veel ei ole valmis. Ja kas see on siis kivisse raiutud, et aastal 2035 peavad need põlevkivijaamad ära kaduma? Ja samas, kuidas te kavatsete lahendada see sotsiaalset probleemi, mis tekib kohe Ida-Virumaal, kus tuhanded inimesed kaotavad oma tööd ja leiba? Et mis sellest olukorras siis saab? See piirkond jookseb tühjaks, kuna vaatame oma iivet ja elanikkonna kahanemist. Kas üldse äri tuleb selle peale, kas ta hakkab investeerima, kui ütleme kuskil Euroopas, kus on ka rajamise hinnad odavamad kui Eestis, et nad lähevadki Eestist välja ja hakkavad Euroopas neid energiaallikad tootma? Kas te olete selle peale olnud sellise sotsiaalsete tagatiste, tagajärgide mõttes? Aitäh!
Jaa, aitäh, hea küsija. Muidugi olen mõelnud ja mitte kindlasti mina, väga paljud inimesed Eestis, nii erasektoris kui avalikus sektoris selle peale väga palju mõtlevad, Euroopas ka muuseas. Näiteks kui ma olin 2015-2016 majandus- ja taristuminister, siis suur osa minu ajast ja energiast läks sellele, et Ida-Virumaal erinevaid tööstusi püsti hoida, kui meil olid erinevad naftaturukriisid ja meil õnnestus ja inimesed säilitasid töökohad, ettevõtted töötasid. Me oleme astunud selleks aastate vältel väga palju samme, mina isiklikult samamoodi. Eile õhtul näiteks olin Virumaal, rääkisin Virumaa inimestega erinevatest valikutest ja ütleme nii, et eks see lahendus ikkagi Virumaal on uute moodsate tööstuste kerkimine, uute investeeringute tegemine. Näitena seesama neotehas, mis on nüüd esimese etapi valmis saanud, loodetavasti siis tulevastel aastatel võtab ette laienemise. Samamoodi näiteks erinevad metallitööstusettevõtted, tean, otsivad endale kohta laienemiseks ja neid ettevõtteid on veel ja veel. Virumaa tulevik on selles mõttes, ma julgeks öelda, isegi helgem. Seal on päris mitmeid erinevaid uusi võimalusi ja seal on kindlasti ka tööstust võimalik kergemini rajada kui paljudes muudes kohtades, sest tänapäeval on ju nii, et mida iganes keegi kuskile tahab rajada, siis kindlasti leidub keegi, kes ütleb, et see talle millegipärast ei meeldi, mõtlemata sellele, mis on laiem ühiskondlik kasu ja ma kuidagi ei naeruväärista kellegi legitiimset muret, kui on müra, tolm, saaste, kõik see on minu meelest arusaadavad mured, aga siiski võiks vaadata laiemalt kui ühiskonnas, et meil on siiski vaja uusi moodsaid tööstusi ja nii edasi. Ja selle alla käivad võimalikud kaitsetööstuspargid, käivad energiarajatised, käivad biotehnoloogia rajatised. Riik näiteks ka, ma ei tea, mis sellest lõpuks saab, aga VKG tegelikult ju plaanib biorafineerimistehas sinna, et riik on otsinud sisuliselt VKG-ga koos nii krundi kui sisuliselt on RMK-st võimalik tooret saada. Tooret tuleb kindlasti turult saada ja lõpuks oma äriplaani peavad nad ise tegema, see on väga suur investeering. Võib-olla see õnnestub, võib-olla mitte, et sellised valikud on ettevõtjate teha. Aga Virumaal kindlasti on selleks suured võimalused olemas, nii et sellega tegeletakse. Ja ma ei pea isegi ilmselt pikalt mainima, aga mälu järgi ütlen, et aastatel umbes 2014-2020 umbes $500 miljardit erinevaid investeeringuid avalikust vahenditest läks Ida-Virusse just sellepärast, et see õiglane üleminek väärikalt ära korraldada, et inimestel oleks uued võimalused ja selleks see raha ongi. Nii et neid samme astutakse päris palju ja see tähelepanu on pidev. Ja kui ma vaatan ka laiemalt, siis Narvas hoolimata sellest segadusest, mis seal toimub, seal suureneb Euroopa piirivalveagentuuri toimetamine, sinna tuleb kaitsevägi juurde, nii et päris korralik toimetamine käib. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab nüüd Aleksei Jevgrafov, palun. Aitäh, Riigikogu esimees, härra peaminister. Põlevkivielektrijaamade kavandatav sulgemine mõjutab otseselt Narva linna elanikke ning juba täna suurendab nende igakuiseid kulusid olukorras, kus inimeste sissetulekud on niigi märksa madalamad kui paljudes teistes Eesti piirkondades. Narva praegune kaugküttelahendus on tarbijatele koormavalt kallis. Eesti suuruselt 3. linna köetakse täna peamiselt maagaasiga. Kuna rohepöördepoliitika tõttu on põlevkivijaama soojuse kasutamine järjest piiratum ja väheneb. Narva kaugküttevõrk kuulub riiklikule energiakontsernile Eesti Energia, mille tütarettevõte Narva soojusvõrk korraldas konkurssi uue ja soodsama küttelahenduse leidmiseks. Konkursi eesmärk oli vähendada kaugkütte hinda ning leida Narvale jätkusuutlikum ja taskukohasem soojusallikas. Narva soojusvõrgu juhatuse liikme sõnul konkursi ehitusperiood on 3 aastat. Hoolimata sellest on pakkumised pidid laekuma eelmise aasta novembri lõpus, detsembri alguses otsustas võrguettevõte pikendada pakkumuste esitamise tähtaega 2 kuu võrra. See tähendab sisuliselt, et Narva elanikele lubatud lahendus lükkub edasi. Samal ajal, kui kõrged küttearved jäävad kehtima ning ebakindlus tuleviku suhtes suureneb. Kas valitsus on valmis võtma poliitilise vastutuse olukorras, kus riigi energiapoliitilised otsused toovad Narva elanikele püsivalt kõrgema küttehinna ning süvendavad energiavaesust? Ja kas valitsusel on valmisolek kaaluda ajutise riikliku toetuse või hüvitise kehtestamist Narva kaugküttele vähemalt haavatavatele sihtrühmadele, töötutele, pensionäridele ja paljulapselistele peredele kuni püsiv ja taskukohasem soojusallika rakendamiseni? Aitäh!
Aitäh, hea küsija. Jah, ütleme, et viimaste detailidega nüüd sellest konkursist ma kursis ei ole. Ma kindlasti uurin pärast infotundi järgi ja täpsustan, mis seal toimub. Olen varem sellega erinevates muudes rollides kokku puutunud ja võin kinnitada, Narvas oli tegelikult ju aastaid väga soodne hind. Nüüd seal on plaanid uute investeeringute tegemiseks. Need uued investeeringud peavadki tooma, et on olemas jätkusuutlik ja mõistliku hinnaga soojavarustus. Me oleme teinud ka erinevaid otsuseid selle ülemineku leevendamiseks, muuhulgas ka näiteks jaamade töös hoidmiseks, aga ma täpsustan üle, mis selle konkursiga on, sest tõepoolest ma ei ole konkursi detailidega praegu kursis. Aitäh. Suur tänu. Sellega me lõpetame tänase 6. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 7. küsimus samuti peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Züleyxa Izmailova ja teemaks on sotsiaalmeedia mõjude kohta lastele. Züleyxa Izmailova, palun. Aitäh, austatud juhataja, hea minister. Teadusuuringud ja praktika näitavad, et laste sotsiaalmeedia kasutusega kaasneb palju riske. Kokkupuuted vägivalla, seksualiseeritud või äärmusliku sisuga ja riskantseid käitumisi propageerivate trendidega. Lisanduvad ka privaatsusriskid, sest lapsed ei taju oma digijälje püsivust ning nende isikuandmeid kasutatakse sihitud mõjutamiseks. Märgatav on ka mõju laste õpiedukusele, tähelepanuvõimele, suhtlemisoskusele ja kehapildi kujunemisele. Ja kuigi Euroopa Liidus kehtiv digiteenuste määrus kohustab neid samu veebiplatvorme, kes meie lapsi tuluteenimise eesmärgil kahjustavad, neid riske vähendama, siis kahjuks on nii, et Eestis on selle määruse rakendamine ja järelevalve täiesti puudulikud. Ja minu küsimus ongi, et kas ja millal on valitsus valmis esitama konkreetse meetmepaketi määruse täiemahuliseks täitmiseks ja ajakava selle kohta, kuidas laste kahjustamist vähendada ning milliseid kohustusi või piiranguid plaanitakse kehtestada nendele platvormidele laste kaitseks? Aitäh! Aitäh! No teema laiemalt on aktuaalne, et ma ütleks pigem nii, et ma arvan, laiemas vaates mina võtaks sellise hoiaku ja ma kindlasti olen avatud kõigile teistele mõtetele ja aruteludele, sest eks see valik on ajas kindlasti enam aktuaalseks muutuvast, tehiskeskkond ju areneb väga kiiresti. Et oskused selles keskkonnas märgata võimalikke riske, selles keskkonnas toime tulla, saada vajalikud teadmised ja vältida selliseid lõkse, need tuleks anda kõigile Eesti inimestele ja mida kiiremini ja kaasaegsemalt me seda suudame, seda parem. See tähendab seda, et vanemad peavad suutma eristada olulist ja vajalikku, ohtlikkust ja mittevajalikust, oskama ise käituda vastavalt ja anda oma lastele juhised ja lapsed ka tegelikult peavad saama need teadmised. Ja seetõttu ma arvan, et näiteks koolides toimub ja laiemalt ka see areng, mis toimub, et tehisintellekti kasutusele võtmine ja seesama digihüpe, mida Eesti riik koos ettevõtjatega toimetamas on, ma arvan, on väga hea baas selleks, annab võimaluse mõista, mismoodi tehiskeskkond areneb ja võtta seda enda jaoks kasutusele, mitte jääda rumalaks kasutajaks, vaid olla oskuslik kasutaja, võita sellest ja mõista ka selle ohte, omades ka kriitilist mõtlemist. Nüüd, mis puudutab keskkondade selliseid piiranguid, siis selleks on Euroopas ka erinevad digiteenuste reeglid olemas, kus on võimalik, näiteks me oleme ka öelnud, et komisjoni poole meie soov on, et digiteenuste määruse rakendamist tuleb ikkagi jõulisemalt järelevalvata, näiteks nõudma nendelt samadelt suurplatvormidelt sisulist aruannet, kuidas noori kaitstakse erinevate ohtude eest. Ja ütleme, et me oleme ka erinevatel kohtumistel, kui siin on Euroopa Komisjoni esindajad ka Euroopas erinevatel kohtumistel seda maininud, on ka keskkondi, mis on varjamatult sellised kontrollimatud, kus levib väärinformatsioon ja mis ei astu samme selleks, et käia ühte jalga tegelikult sellega, kuidas me kujutame ette Euroopas digitaalkeskkonna ohutust ja arusaadavust. Nii et lühidalt kokkuvõttes ma arvan, et kõige parem on inimestele anda kvaliteetsed oskused endile, tunda ära seda ohtu, noori harida, meie noored viia sellele tasemele, et nad mõistavad eristada olulist ebaolulisest, kasutada kõiki neid tööriista enda kasuks ja tõrjuda neid ohte. Sest ettekujutus, ma ei tea, mul on 3 last, eks, ettekujutus, et sa keelad midagi ära ja nad kindlasti seda järgi ei proovi või vaata.
noh, see veidi on iganenud, küll nad ikka järgi proovivad ja vaatavad ja uurivad ka, eks. Aitäh. Suur tänu ja Züleyxa Izmailova, teil on täpsustav küsimus, palun. Jah, aitäh, peaminister. Ma pean teid võib-olla natukene ka uudistega kurssi viima, et tegelikult uuringud näitavad, et need lapsed, kes on nüüd sündinud hiljuti, siis neil ei ole neid samu kontrollmehhanisme välja arenenud kui nendel, kes on juba vanemad. Ja see on lihtsalt, see on aju ülesehituse küsimus ja ei saa panna vastutust lastele. Et kui me oktoobris saime meediast lugeda, et Euroopa Liidu tasandil otsitakse viise, kuidas kehtestada sotsiaalmeedia kasutamisele vanusepiirangut ja juhtroll on siin meie Euroopa Komisjoni käes ja seal valitseb üsna selge arusaam, et laste turvalisuse kaitseks internetis saab rohkem teha ja seda tulebki teha. Aga ainsate liikmesriikidena polnud nimetatud algatusega valmis kaasa minema Belgia ja Eesti. Ja see natukene räägib vastu teie selle vastuses öeldule. Aga milliseid konkreetseid otsuseid kavatseb siis Vabariigi Valitsus käesoleval aastal vastu võtta, tagamaks digiteenuse määruse tõhusat rakendamist laste kaitseks ja kas ja kui palju tugevdatakse näiteks TTJA ressursse, raha, inimeste pädevuse ja muu näol ja millal me näeme esimesi avalikke tulemusi, kas näiteks kontrollmenetluste, ettekirjutuste, sanktsioonide või kas või parema koostööga nende samade platvormidega, aitäh? Jäi mul, aitäh küsimuse eest, mul jäi veidi segaseks, kus te nüüd selle vastulu leidsite, et ma ütleks nii, et ega siis vanematele ja lastele erinevate oskuste andmine ja ütleme nii, et selle äratundmine, mis on oluline ja mis on vajalik ja mis on ohtlik ja mis on ohutu, see ei ole kuidagi vastuolus sellega, et suured platvormid peavad täitma oma kohustusi. Need kaks asja käivad koos, et kui sa tead, kuidas sa selles keskkonnas käitud ja sul on need oskused olemas, oled tark kasutaja, siis kindlasti saad sa ise kaugemale. Mina olen veidi kahtlev, ma ütlen ausalt, et mina olen veidi kahtlev sellises nagu kontseptsioonis, et sa keelata erinevate uute tehnoloogiate kasutamine või rakendamine lootuses, et see üksiti töötab, et ei pruugi töötada, aga kasutajad peavad ise ka nutikad olema ja oskama neid enda jaoks ära kasutada, et tehisintellektiga ma ennustan, me näeme väga palju erinevaid probleeme. Me praegugi näeme juba, kuidas tehakse deepfake'e, mis on nagu levimas, on riike, kus tegelikult seda võetakse üsna jõuliselt ette, kus luuakse kujundid, mida tegelikult ei ole varem olnud ja nii edasi. Nii et kindlasti on palju asju, millest ma täna ei teagi ja millest asjatundjad teavad rohkem, eks. Pigem tuleb osata neid kasutada ja ise ka mõista, kuidas see keskkond on. Nüüd, mis puudutab Eesti mitteliitumist, siis Eesti jaoks oli pigem küsimus selles infoühiskonna piiramises. Ehk siis kas digiühiskond säilib vabana ja tugines varasemalt sellele Digital Service Acti ehk DSA kohta koostatud seisukohtadele, mille MKM oli koostanud. Nii et sellest see tulenes. Aga kindlasti veel kord see kõik, et kasutajad on oskuslikumad ja meie teadmised on paremad, ei ole vastuolus sellega, et suured platvormid peavad kandma vastutust, eriti noorte ees ja meie meenutame läbi Euroopa Komisjoni, kes sellega tegeleb, et see vastutus peab seal olema reaalne ja astume samme ka oma järelevalvel. Aitäh. Aitäh ja lisaküsimuse esitab Madis Kallas, palun. Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, lugupeetud peaminister, teised ministrid. Et eelmine reede toimus siin Riigikogu konverentsisaalis üks konverents, kus tegelikult samal teemal räägiti ja arutleti päris põhjalikult teadlaste sõnumite üle, mis ütleb üheselt ja selgelt, et just laste tervisele on sotsiaalmeedia kasutamine kahjulik ja nad ei suuda seda nii-öelda lõpmatut kerimist ja seda sisu, mida seal nendele ette söödetakse, sageli õiglaselt hinnata. Ja sellest vaatest ma sain ka teie vastustest aru, et te kuidagi eitate, et see on murekoht, see on probleemkoht, aga nüüd teisest osast, mis te ütlesite, et suured korporatsioonid, platvormid peavad ise võtma rohkem vastutust, me peame nendelt rohkem nõudma, et siinkohal olekski küsimus just eeskuju võttes näiteks Prantsusmaast ja Taanist, kes on meie head sõbrad ja liitlased pea kõigis tegemistes, kes on jõulisemalt asunud selle teemaga tegelema, et kas te olete näiteks arutanud ka valitsusjuhtide tasandil seda teemat,
sest see teema on tõesti suurem võib-olla juba kui see maailm, kus me siin igapäevaselt sees oleme ja mida me näeme, et see, mis toimub virtuaalmaailmas ja missugused ohud seal ennekõike lapsi siis ohustavad. Aga jah, kas te olete seda arutanud või on see olnud ka valitsusjuhtide tasandil teema, sest nendest riikidest on seda teemat kommenteerinud just nimelt valitsusjuhid ja näiteks ka Prantsusmaa president on väga jõuliselt öelnud, et oma lapsi me tahame kaitsta, oma lapsete tervise nimel me oleme valmis astuma jõulisi samme. Aitäh! Aitäh! Ei, valitsusjuhtide tasandil mulle küll ei meenu, et me oleks ülemkogul seda kuskil arutanud. Et ma ei tea, võib-olla kuskil serva peal on kuskil juttu olnud, aga ei, sellist ametlikku arutelu veel ei ole olnud. Ei saa välistada, et see kunagi tuleb. Aga ma ütleks ikkagi nii, et meil on ikkagi digipädevuste andmine ja lahenduste või selline nagu kvaliteetne haridus, see on hariduse osa, need digipädevused ja oskused, kuidas selles keskkonnas toime tulla. Muuhulgas ka intensiivse sellise nii-öelda keskkonna arenguga ja sellega, mis need võimalused on. Et see on õppekava üks osa tegelikult ju, kuidas inimesed saavad toime erinevate digikeskkonna väljakutsetega, et ma seetõttu ütlen, et digiohud, nagu kõik muud ohud, kõik muud riskid, mis sellest tulenevad, peavad ju inimestele arusaadavad olemast. Mitte miski, vähemalt minu enda veendumuse kohaselt ja veel kord sellel ei ole vastuolu sellega, et suuri platvorme tulebki raamides hoida. Et mitte miski ei ole efektiivsem sellest, kui inimese isiklik teadmine, hügieen, kuidas ta mingeid asju teeb. Ma ei usu sellesse, et on võimalik inimesele öelda, et ta peab täpselt nii mitu sammu päevas tegema, nii palju trenni tegema. Kui ta näeb selle sisekasu ja mõistab, miks see hea on või valib targalt toituda, siis ta kindlasti teeb seda enda jaoks. Samasugune on digikeskkond tegelikult. Sa pead teadma seda hügieeni, sa pead sellega hakkama saama ja väga hea on, kui vanemad ja lapsed selle koos läbi arutavad ja omavahel võtavad aru saada, milline see hügieen peab olema. Vahel katsetatakse, vahel eksitakse, vahel läheb midagi nässu. Nii see elu on, eks ju. Ja see ei ole kuidagi vastuolus sellega, eks, et laiemalt öeldes, et erinevatel suurtel platvormidel peab eriti nooremate kasutajate puhul olema reeglistik paigas, kõik, mis puudutab sisu, kõik, mis puudutavad juurdepääsu, kõike muud. See peab olema paigas, et sellega me läbi Euroopa Komisjoni digiteenustega tegeleme, ise oma sõnumid sinna ka anname ja sellega me tegeleme kindlasti ka koha peal. Nii et need kaks asja ei ole vastuolus, aga jah, ma isiklikult liberaalina pigem arvan, et inimeste enda haritus, tark käitumine, valikud elus loevad tihtipeale palju enam kui lihtsalt keelud ja käsud. Ja see, ütleme, seetõttu alustaks mina haridusest ja oskustest. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 7. küsimuse käsitlemise. Ja liigume edasi. Tänane 8. küsimus on kaitseminister Hanno Pevkurile. Küsib Riigikogu liige Tõnis Lukas ja teemaks on lasketiirud ja laskealad. Tõnis Lukas, palun! Aitäh, austatud juhataja, lugupeetud minister, reservohvitserina ja kaitseliitlasena, kes on ka viimasel ajal käinud lasketiirus. Ma pean väga tänuväärseks seda teemat, mis on tõstatatud lasketiirude ja laskealade, aga ka laiemalt võib-olla harjutusväljakute osas, mida ei tahaks täna puudutada, see on veel eraldi suur teema. Sest üksustega manöövreid läbi viia, raskerelvadest lasta saab tõesti üksikutes kohtades ja üksusega sinna sõita, eriti kui enamus on kaitseliitlased, on ikka päris suur ettevõtmine. Aga nüüd, kui jääda käsitulirelvade juurde, siis nendes piirkondades, kus on nüüd eriti suurenenud maleva koosseisud nüüd viimastel aastatel ka, kus on uusi liikmeid palju, on tegelikult see järjekord ja registreerimine päris pingeline. Igale kaitseliitlasele on, eriti uuele, on see enesekindluse küsimus. Ta tunneb, et ta oma kaitsetahtega teatud oskusteks ja kaitsevõimeks vormistab. Ja sellest võib sõltuda, kas keegi jääb leigeks ja jääb eemale või on aktiivne ka tulevikus. Selle tõttu ma küsin, kuigi see teema on siin praegu ka olnud üleval, et sellistel puhkudel kaugele sõitmine, kui Hiiumaal on vabu kohti, ei ole ju lahendus tartlasele. Et kuidas on praegu plaanitud, mis tempoga ja mis rahadega, saate kas või siis üle rääkida järgmise küsimuse eel,
praegu lasketiirude nii sise- kui väli, paljud ka Siseministeeriumi käsutuses, aga välilasketiirude rajamine selleks vajaolevatesse või rohkem vajavatesse piirkondadesse teil plaanitud? Aitäh! Ja aitäh, me selle eelmise küsimuse juures natukene seda juba käsitlesime, alustasime. Ma loodan, et sa kuulasid seda oma toast. Ehk siis kordan selle suure numbri üle, ehk siis järgmise 10 aasta riigikaitse arengukavas, mis me praegu kirjutamas oleme ja valitsusse kohe saatmas, et siis seal me planeerime kuskil 130+ miljonit eurot siis lasketiirude ja väljaõppealade tegemiseks. Päris suur summa, ja kui tulla sealt natukene kitsamaks sinu küsimuse juurde ja Kaitseliidu siis võimaluste juurde laskeharjutusi teha, siis Kaitseliidul on praegu eraldatud täiendavad vahendid. Ehk siis järgmise 4 aasta jooksul on Kaitseliidul planeeritud 9 välilasketiiru renoveerida ja 2 sisetiiru renoveerida. Millised täpsed, et ma peaksin selle nimekirja ette võtma, aga praeguse plaani järgi. Ja siis on Pärnumaal Heametsas planeeritud siis ka täiesti uus tiir, mis siis on koostöös PPA-ga meil, et me seda koostööd PPA-ga püüame kogu aeg nagu suurendada, et meil oleks võimalik siis kõikidel turvalisuse ja julgeoleku eest vastutavatel inimestel neid tiire kasutada. Aga jah, väljaõppealadel neid tiire on veel, kus kaitseliitlased saavad ka täiendavat lasta, nii et siin kindlasti on abiks ka see, mida ma eelmisele küsimusele ka vastates ütlesin, rõhutan ka sulle üle, et siin on abiks kindlasti see, kui parlament võimalikult kiiresti võtab vastu siis sel nädalal üle antud seadusemuudatused riigikaitseliste objektide kiiremaks valmimiseks. Nii et kui selle seaduse on valmis vastu võtta, et siis kindlasti see kiirendab meil protsesse. Ja kolmanda elemendina ma tooksin ikkagi sisse selle, et parlamenti on jõudmas ka Siseministeeriumi poolt siia toodav relvaseadus. Et seal tasub üle vaadata nõuded tiirudele ja laskepaikadele. Et need on minu hinnangul hetkel liiga jäigad. Siin Agu Soraise eestvedamisel on päris palju seda analüüsitud. Agu on toonud näiteks ka Soome vastavad regulatsioonid. Nii et see on kindlasti parlamendi liikmete võimalus ja õigus siis vastavaid muudatusettepanekuid ka sinna eelnõusse teha, koos Siseministeeriumiga need läbi arutada ja leida sobivaimad lahendused Eesti oludesse. Aga kindlasti ma toetan seda, et laskepaikade regulatsioonid oleksid mõistlikumad ja neid oleks võimalik lihtsamini teha. Aitäh! Suur tänu ja Tõnis Lukas, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh! Laskekogemuse omandamine on ka isamaalises kasvatuses oluline ja riigikaitseõpetusega kaasneva vaimustuse puhul õpetus ise endal õppekava sisus ei ole väga palju laskmise võimalusi, aga põhimõtteliselt see kaasnev huvi. Ja lasketiirude osas kergemate relvadega võiks noortele isamaalise kasvatuse raames huvi pakkuda. Nüüd väga hea oli kuulda seda, et nüüd relvaseadus, mis plaanis on Kaitseministeeriumi algatusel veel siis süvendada, ütleme seda suunda, et tõepoolest need nõudeid leevendada, sest juriidiline kadalipp selliste tiirude loomiseks, nõuded nendele teevad need ka väga kalliks ja sellist hoiavad ka eraalgatust, mis panustaks natukene sinna rahaliselt juurde, nagu väiksemate lasketiirude puhul ju tegelikult tagasi. Nii et Soomes on sama tendents praegu, liitumine, huvi laskeharjutuse ja oma enda vormis hoidmise vastu suurenenud ja minu teada rajatakse ka kiirendatud korras neid väliharjutusalasid ja tiire. Et tõepoolest minu ettepanek oleks samamoodi nõudeid tiirudele vähendada või ütleme siis muuta paindlikumaks ja
vähendada selles tähenduses, et nad ei oleks nii bürokraatlikud ja ei nõuaks. Turvalisuselt lõivu maksta muidugi ei saa, aga tuleks üle vaadata, et need oleks lihtsam luua. Ja siis küsingi siia juurde, kas olete kaalunud koostööd erakapitaliga, selliste vormide loomist, kus erakapital ja võib-olla ka munitsipaalraha ja riigi raha kokku saaks, et kiirendatud korras selliseid alasid luua, aitäh. On ju käinud pigem teistpidi, et need kogukonna algatused või eraalgatused on küsinud siis riigilt mingisuguste kindlate projektide jaoks toetust. Aga põhimõtteliselt jah, eks see tasakaal tuleb leida kindlasti, ma korraks tulen enne, kui ma selle erakapitali juurde, selle veel kord nende laskepaikade rajamise juures, et see tasakaal tuleb leida seal just nimelt turvalisuse ja ohutuse ning siis võimaluse vahel tulirelva kasutada või kõhkrelva kasutada. Me siin eelmise debati ajal arutasime kõhkrelvade küsimust, et kindlasti kui peaks ühiskonnas olema mingisugune hoidkem selle eest, et seda ei juhtuks, aga et kui peaks olema mõni õnnetus tulirelvaga või kõhkrelvaga, näiteks laskeharjutuse käigus, siis kindlasti tõuseb kohe debatt, et kas me peaksime nüüd karmistama neid nõudeid. Nii et seetõttu tegelikult see debati hoidmine on mõistlik. Ma arvan, et politsei Piirivalveameti pädevus siin ka laskepaikade koha pealt on igati kohane, aga kindlasti vaadates ka Soome nõudeid, mis on leebemad, tasub sealt natukene šnitti võtta, natukene vaadata, et ükskõik, et kui vaadata ka kellelgi on näiteks karjäär, siis ajutise laskepaiga tegemine peaks olema väga-väga lihtne. Et kui sa oled karjääris, mis on näiteks suletud ala, ühe sissepääsuga ei ole vaja mingeid muid nõudeid, sa lased põhimõtteliselt liiva või kruusa pinnasesse, kus rikošetti sisuliselt ei tule, ja kui seda on vaja piirata näiteks kõhkrelvaga, siis on võimalik ka seda kasutada, aga ka näiteks kuni tulirelvani välja, et kui vaadata seal ära, et seal tõesti rikošeti võimalused on minimaalsed ja kusagile kuul rändama ei lähe, et ühegi seenelise pihta ei saa lasta, et siis kindlasti need nõuded võiksid olla ka diferentseeritud, et kui sul on ühes kohas, siis saad seda lihtsalt teha ja kas või ajutiselt sulged karjääri ja kasutad seda laskekohana. Nii et neid võimalusi tuleb luua ka paindlikumana, seda ma kindlasti toetan ja ma olen 100% päri, et see aitab ja toetab kaitsetahet ja kui inimestel on olemas relva kasutamise oskus nendel, kes soovivad, siis see annab kindlasti kaitsetahtele oluliselt juurde. Nii et seetõttu ma ootan väga siin parlamendis seda relvaseaduse debatti ja kõike seda, et kuhu me selle joone tõmbame, et oleks inimestele võimalik legaalselt ja turvaliselt kasutada ja õppida relva kasutamist. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Rene Kokk, palun. Aitäh, hea juhataja, lugupeetud minister. Mulle jäi enne kõrva toas kuulates teie vastust ühele varasemale küsimusele, et Eestis igas maakonnas on olemas sisuliselt kas Kaitseväe või Kaitseliidu lasketiir või laskepaik. Ma nüüd tahaks konkreetselt rääkida Rapla maakonnast, et äkki te oskate värskendada mälu, et milline Kaitseliidu või Kaitseväe, millised alad on Rapla maakonnas, kus saaks lasta käsitulirelvi, ma mõtlen näiteks automaati ehk rahet. Et mõned sisetiirud küll on Kaitseliidul, aga seal ei ole võimalik väljaõppega sellel määral tegeleda, nagu vaja on, mis tähendab tegelikult seda, et näiteks Rapla malavaüksused peavad broneerima keskpolügoonile aegasid, jah, seda tehakse, keskpolügoon on niigi väga kinni, mis omakorda tähendab seda, et kogu väljaõppe on väga keeruline, sellepärast et tunnimehed ja nii edasi peavad minema välja juba eelmine õhtu või öösel ja Rapla maleval tegelikult on koht olemas aastaid juba, ja tahaks välja ehitada selle, aga lihtsalt vahendeid ei ole. Tegelikult koht on olemas ja see on väga suur probleem meile, et me ei saa tegelikult seda väljaõpet nii läbi viia ja tahaks küll mingit selget sõnumit, et millal siis Rapla malev saab need vahendid, et olemasolevasse kohta, mis on ka riigikaitse otstarbega maa ja koht on olemas, ohutu, võiks hakata ehitama, lihtsalt ei ole vahendeid ja vajadus on väga suur, et millal me seda saame tegema hakata. Aitäh! Aitäh! Mul on kaasas üks kaart, et mul ei ole siin täpselt neid kaart on natuke selle A4 väljaprindi peal liiga väike, et seda täpselt asukohta öelda, et siin on Kaitseliidul tõesti 2 laskepaika punasega kenasti märgitud, aga ma tean ka seda, jah, et seal on vaja seda renoveerida.
mul ei ole kaasas hetkel, nagu ma ütlesin, et järgmise 4 aasta jooksul on Kaitseliidule eraldatud vahendid 9 lasketiiru, välilasketiiru ja 2 sisetiiru pluss siis uue Eametsatiiru tegemiseks. Kas selle 9 hulgas on ka Rapla? Täpsustan üle, annan sulle teada. Aga kindlasti ka Rapla maleval peab olema laskevõimalus olemas, nii et vaatame üle selle, et kui on võimalik kiiremalt midagi ära teha ja kui ei ole vaja väga suuri investeeringuid sinna, siis võtan selle mõtte kaasa, et kindlasti mõtlen, kui ma seda tabelit vaatan või seda kaarti vaatan, siis igas maakonnast vaatab mulle siin vastu 1-4 tiiru või laskepaika, aga vaatame, kontrollime selle Rapla üle, et selle järgi on Kaitseliidul siin 2 tükki neid iseküsimus, jah, milline kasutus võimalus nendel praegu on, aga teeme selle omavahel selgeks. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 8. küsimuse käsitlemise ja liigume edasi. Tänane 9. küsimus samuti kaitseminister Hanno Pevkurile. Küsib Riigikogu liige Varro Vooglaid ja teemaks on SmartCapi kaitsefondi rahakasutus. Varro Vooglaid, palun! Ja suur tänu! No teatavasti möödunud aasta alguses asutati valitsuse otsusega SmartCapi fondi all kaitsefond ja võeti vastu otsus, et selle kaudu siis eraldatakse 100 miljonit eurot erinevateks investeeringuteks mitmesugustesse fondidesse ja nende kaudu ka erinevatesse ettevõtetesse selleks, et siis panustada kaitse- ja kahese kasutusega tehnoloogiate ja kaitsetööstuse ettevõtete arengut Eestis ennekõike. Nüüd on öeldud, et SmartCap plaanib investeerida kuni 4 juba tegutsevasse või loodavasse fondi, tüüpiliselt 5-20 miljonit eurot fondi kohta. Ja mis on eriti tähelepanuväärne selle juures on see, et need fondid omakorda investeerivad sõjalise või kahese kasutusega ettevõtetesse Eesti või NATO liikmesriikides. Et esimene küsimus mul teile olekski siis see, et miks on võetud vastu selline otsus, et justkui Eesti kaitsevõime ja Eesti kaitsetööstuse arengu eelduste loomise loosungi all on loodud mehhanism, mille kaudu on tegelikult võimalik Eesti maksumaksjate raha suunata mitte Eesti ettevõtetele, vaid ka väga paljudele välismaistele ettevõtetele. Seda esiteks. Nüüd teiseks, kas on mingisugused kriteeriumid ka paika pandud, et kui suur osa sellest rahast siis suunatakse päriselt Eesti kaitsetööstusesse, Eesti ettevõtetele ja kui palju ollakse valmis suunama välismaistele ettevõtetele? Ja mis on põhiküsimus? Põhiküsimus on see, et kuidas on üleüldse tagatud, et see 100 miljonit eurot pööratakse ka reaalselt päris kaitsevõime arenguks Eestis. Teatavasti Riigikontroll juba septembrikuus tuli välja oma raportiga, kus ta ütles, et on olnud suuri raskusi riigikaitsesektorisse suunatavate hiiglaslike summade pööramisega päris kaitsevõimeks. Et saate te meil natuke selgitada, millised mehhanismi on plaanitud rakendada või juba rakendatud, et SmartCapi kaudu lihtsalt raha tuulde ei läheks, ilma et kaitsevõime päriselt paraneks? Aitäh! Ja aitäh! No SmartCap küll, olgu sissejuhatuseks öeldud, et SmartCap on majandusministeeriumi valitsemisel, et SmartCapi fondi otsus jah, on meiega koos tehtud, aga see fondi haldamine ja SmartCapi igapäevane toimetamine on siis Erkki Keldo vastutusalas, aga loomulikult ma kuidagi ei plaaninud ainult selle vastusega piirduda, et ma ikkagi püüdsin natukene teha tausta selgeks, küll detaili teadmata, mida te küsite, aga rääkisin täna hommikul ka SmartCapi juhiga ja tema käest saadud tagasiside ütleb praegu seda, et jah, esimene investeering on 10 miljoni eest tehtud, investeerimisotsuseid täiendavalt on tehtud 25 miljoni eest ja hetkel on siis protsessis veel 30 miljoni eest otsuseid. Ja praegu tehtud otsuste ja siis tegemisel olevate otsuste pealt on siis teadmine, et umbes iga euro pealt, mida SmartCap investeerib, vähemalt sama palju investeerib ka erakapital, ehk seda duubeldatakse. Nüüd, kui vaadata seda, et kui paljudega on suheldud ja kui paljud nendest on Eesti ettevõtted, siis SmartCap on praeguseks suhelnud umbes 200 erineva ettevõttega, kes kaitsetööstuses toimetavad, kellest 100 on Eesti ettevõtted, ligi 100. On ta seal 97 või midagi sellist, aga ligi 100 on siis Eesti ettevõtted.
Ja samamoodi on siis, ehk SmartCapil on mõlemad võimalused, on võimalik fondi investeerida ja otse ettevõttesse investeerida, eks. Ja samamoodi on siis analüüsitud 67 erinevat fondi, kellest siis 22 on otseselt seotud ka siis meie piirkonna ja täpsemalt Eestiga. Ja sealt pealt need tehinguotsused tulevad, aga see, kuidas nüüd jõuaks need maksimaalselt Eesti tööstusesse, siis selleks on SmartCap kaasanud ka Eesti Kaitsetööstuse Liidu, Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liidu, et olla täpsem. Ja jah, see põhimõte on selles, et need investeeringud peavad tulema ka Eesti kaitsetööstuse, aga mitte ainult. See ei saa nagu lõpuni piirang olla, sest väga paljud ettevõtted teevad rahvusvahelist koostööd, teevad ühisprojekte ja see peab olema võimalik, et just nimelt maksimeerida kasumit. Et näiteks teatud riikide puhul on samamoodi nõue, et kui sa soovid saada näiteks Saksamaalt või Hollandist lisarahastust, siis see tootmine või vähemalt toodang peab ka moel või teisel kas siis tulema näiteks Hollandist või Saksamaalt. Ja seetõttu tegelikult see ühistegutsemine on mõistlik selleks, et seda tulemit maksimeerida, aga teisest küljest loomulikult meie põhihuvi on see, et see jõuaks Eesti kaitsetööstusesse ja kui erakapital sinna teise poole juurde, aeg see täis ja saab kohe. Et siis kindlasti on see mõistlik, et saaks ka Eestisse seda raha juurde. Aitäh! Ja no täpsustav küsimus tõepoolest täpsustakski nüüd eelnevalt esitatud küsimust, tuginedes nendele vastustele, mida me hetk tagasi kuulsime, et kui ma õigesti üles märkisin, siis te mainisite, et ettevõtetega on astutud konsultatsioonidesse, et on ligi 200 ettevõttega on astutud konsultatsioonidesse ja neist vaid 100 on Eesti ettevõtted ja fondide puhul on astutud konsultatsioonidesse 67 fondiga ja neist ainult 22 on kodumaised fondid. Et nendest numbritest minule järeldub ikkagi see, et suurem osa sellest rahast kipub liikuma Eestist välja üldse, mitte Eesti ettevõtetele, vaid välismaistele ettevõtetele. Ja see tekitab minus küll väga tõsise küsimuse, et kui me räägime 100 miljonist eurost, mis on plaanitud selle kaitsefondi kaudu laiali jagada, et siis pidades silmas olukorda, kus me peame niigi võtma hiiglaslikke laene selleks, et riigikaitsekulutusi katta, kas see on ikka kõige mõistlikum rahakasutus? Et mina ausalt öeldes küll nagu tundub niimoodi pealiskaudsel vaatlusel vähemalt tahaks näha seda, et kogu see raha, mida siis kasutatakse, läheks ikkagi Eesti kaitsetööstusesse ja Eesti kaitsevõime reaalsesse edendamisse. Need kaks aspekti ma ei näe ka teie vastusest nähtuvalt, et oleksid siin tegelikult tagatud. Esiteks seda, et need suunatakse Eesti ettevõtetele ja teiseks, et need ka päriselt reaalselt tõstaksid Eesti kaitsevõimekust. Et kas te saaksite seda võib-olla veel lähemalt kommenteerida, et nii nagu mina aru saan meie julgeoleku olukorrast ja kõigest seonduvast, peaks ikkagi enne kõike kulutama raha nagu nendel asjadel, mis vahetult tõstavad meie kaitsevõimekust, nagu relvastus ja moon ja nii edasi, mitte suunama seda raha välismaistele fondidele ja ettevõtetele. Aitäh! Aitäh, täpsustame siis natukene veel, et see, et 200 ettevõttega on suhelnud, ei tähenda seda, et need 200 ettevõtet või need 100 välisettevõtet ka kõik saavad. On väga palju ettevõtteid, kes kuulsid sellest algatusest rahvusvaheliselt, kuna me loomulikult ütleme, või selles maailmas tegelikult info liigub väga kiiresti. Kui kuskil mingi investeerimisfond avatakse, siis tegelikult nii fondid kui ettevõtted hakkavad kohe uurima. Ja väga paljud ettevõtted on pöördunud ka minu poole, ma olen suunanud SmartCapi, kes on läinud otse SmartCapi. Ja seal on nagu näha seda, et tegelikult, et see monitoorimine, millest ma rääkisin, et sul umbes 30 miljonit pluss on praegu monitooringus. Et siis selle käigus tegelikult sõelutaksegi välja see, et kas on potentsiaali või ei ole, mis on see finantsnäitajad ja siis samamoodi see, et kui palju investeeritakse Eesti ettevõttesse. Ega seal võib olla ka näiteks selline juhus, et on välisfond. See välisfond kaasab SmartCapi raha ja kaasab muud kapitali ja selle muu kapitali ta suunab kuskile mujale, aga et selleks, et ühiselt saada, siis selle SmartCapis saadud raha investeeribki Eestisse. Ehk fond võib samamoodi investeerida Eesti ettevõtetesse. Nii et jah, seda SmartCap monitoorib, kuhu see raha investeeritakse ja suunis on antud, et jah, maksimaalselt see peab olema
Eesti ettevõtetesse investeeritud, eks. Et need suunised poliitiliselt on kõik antud, selles ei ole nagu küsimust. Et nüüd ongi küsimus, et kuidas need fondijuhid ja kuidas SmartCap oma otsustusmehhanismis suudab ka selle nagu tagada. Aga veel kord, nagu ma ütlesin, siis tihtipeale ka tootmise koha pealt ettevõtetel on vajadus teha rahvusvahelist koostööd. Nii et seetõttu tegelikult see maailm on palju kirjum, aga näiteks kui ma siin ühe ettevõtte võib-olla, ei taha kõikidele võib-olla ka reklaami teha, aga on üks investeering SmartCap, mille on teinud Darkstari, et siis Darkstari kõik omanikud on ju eestlased, eks. Nii et Ragnar Sassi eestvedamisel seda tehnoloogiat, mida nad arendavad, see on puhtalt Eesti kapital, Eesti juured ja nemad on täpselt samamoodi sellele siis 10 miljonile oma kapitali juurde pannud, eks. Nii et seal on tegelikult juba Eesti kapitali pluss Eesti maksumaksja vahenditega kahekordistatud seda. Nii et selles mõttes, et mina olen küll veendunud selles, et SmartCapi kaitsefondi algatus on väga õige ja vajalik, sest et me näeme seda, et kui me võtame ka praegu selle kiirendi algatuse, mille me tegime päris alustavatele ja võtame SmartCapi, mis peakski olema eelkõige scale-upidele või siis selleks, et seda võimekust anda juurde nendele, kes on sealt garaažist välja kasvanud, siis see tühimik oli täpselt see, mis meil tegelikult ju turul puudu oli. Nii et eks siin mõne aja pärast saab hakata tibusid lugema, vaatama, palju sellest investeeringust tegelikult tagasi on hakanud tulema ja palju need tootlused on. Et hetkel võib-olla meil päris natukene vara, et seda tootluse numbreid teile ette öelda. Aitäh! Suur tänu! Mart Helme, et kui te küsite nüüd lühidalt, siis ma saan teile selle küsimuse anda, aga 2.30 ma teile anda ei saa, nagu te olete siin korduvalt ajast üle läinud. Et Mart Helme, lühike küsimus. Jaa, väga lühike küsimus kaitseministrile. Teatavasti Tõstamaa kanti planeeritakse kaitsetööstuskeskust. Ja mul on sellega seoses küsimus, kas nende eelkalkulatsioonide ja planeerimiste ja kõige muuga seoses on kavas välja ehitada seal ka teedevõrgustik, sest praegune teedevõrgustik ilmselgelt ei kannataks välja kogu seda logistilist koormust, mis sellel puhul saab neile langema. Aitäh! Aitäh, kiire vastus. Osad teed on selle käigus välja ehitamisel, osad renoveerimisel. Täpselt loetul hetkel ei oska öelda, aga kui ma vaatan ka praegu, 2 lepingut on sõlmitud sinna ja siis ettevõtetega, kes sinna tulevad. 2 on praegu veel läbirääkimistes, mis Pärnut puudutavad ja me oleme omavalitsusega seal samamoodi kontaktis, et millised teed, nad on andnud meile ka sisendi, et millised teed vajaksid tegelikult renoveerimist, aga selle sama pargi sisesed teed on igal juhul täitsa uued tulemas. Aitäh! Suur tänu, siinkohal paneme tänasele infotunnile punkti ja tänan kõiki Vabariigi Valitsuse liikmeid ja Riigikogu liikmeid aktiivse ja väga sisuka osaluse eest. Me jätkame täpselt kell 2 algava Riigikogu täiskogu istungiga.